Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad! Võrkpallivõnked 6. episood ja oleme taas eetris. Väga tore on öelda, et 6. saade ja me oleme jõudnud omadega sinnamaali, et meil on esmakordselt stuudios naiskülaline Karoliina Kibermann. Tere! Tere! Et siiamaani meil oligi suured võlad olid, et kindlasti naisõiguslased juba juhusid ambaid ja nuge ja vikateid, et meile kallale tulla. Stuudios on veel Martin Kukk, tavapärane osaleja. Tere! Ja Tartust siis on meiega ühinenud Martti Juhkami. Tere! Ja mina olen saatejuht Märt Roosna. Üks saatejuhtidest. Nii, aga Martin. Nii. Meil on üsna eriline saade, et meil on siin seekord on saates 3 valitsevat mitte maailmameistrit, aga Eesti meistrit. Ja siis oled sina, et mis sul enda õigustuseks on öelda? Ma veel otsin enda seda õiget asja, milles Eesti meistriks tulla. Et suvi on alla sees. Vaatame, läheb veel natuke aega, aga küll ma selle mingi hetk ära teen kindlasti. Et jah, mina ei ole Eesti meister kahjuks küll mitte võrkpallis, aga Eesti meister ma olen odaviskes, veteranid M40 klass, väga tugev konkurents oli. Aga lähme siis võrkpalli juurde, et Eesti meistritiitel võrkpallis, et Karoliina Kibermann, ole hea, sa võtsid isegi medali kaasa, et näita seda medalit Martinile ka, et milline see on ja näita meile, et kui väärtuslik see Eesti meistrivõistluste medal on, Martti ja Karoliina? No eks ta ikka on oluline selles mõttes, et sa oled ikkagi oma riigis nagu saad sellise tiitlit, sa oled nüüd kõige parem, mis see on nagu, ütleme nii, et kõrgeim medal, mida sa siin Eestimaa pinnal saad võrkpallis võtta, et järgmine tase on koondise medalid, et neid ka mul üks on juba kodus ilusti olemas, aga ikkagi Eesti meistritiitel on muidugi magus ja see on ka kõige viimane tiitel, mis hooaja siis välja jagatakse, et selles mõttes kindlasti on tal oma väärtus. Jah, et saan omalt poolt siis nõustuda, et loomulikult see hooaeg võidukalt lõpetada on alati hästi magus, aga pean ka ütlema, et aastatega on kuidagi sellist emotsionaalsus on kuidagi natukene nagu rohkem ära vajunud, et kui esimene siis meistritiitel tuli Tartu pereleiva aegadelt veel, et teine Selveriga ja siis nüüd 2 tükki olen Bigbank Tartu alt saanud, et 4 kokku, aga nende pikkade seeriate võitmine lõpuks on ikkagi selline, lõpuks on ta natuke kurnav, et pigem on juba hea tuju, et see läbi saab, mitte sellist head emotsiooni. Ma tahtsingi küsida, et Martti, sinul on 4 tiitlit, et millise sa neist paneksid selleks kõige kõigemaks? 2012, 2013, 2022 ja 2025? Kui ma nüüd meenutan, siis 2012 oli pereleivaga samamoodi me võitsime seda Selver Tallinnat, kuigi nad olid Selver Tallinnal pikalt valitsenud, siis see valitsusaeg justkui selle Schenker-liiga võiduga sai lõpetatud ja see meistritiitel võib-olla sellist emotsiooni enam ei pakkunud nagu see Schenker-liiga võit tollal. Aga aasta hiljem Selver Tallinnaga me mängisime Pärnu vastu siis meistritiitli välja alles 5. otsustavas mängus, et see võib-olla oli siis kõige emotsionaalsem tiitel, et seal läks Balti liiga, Schenker-liiga nime all läks aia taha ka, et eks selline tõestamisvajadus võib-olla oli suurem ka, et Bigbank Tartuga need viimased 2, et need on pigem sellised juba vähem emotsionaalsemad, et jah, väärtuslikud, aga võib-olla siis jah, selle karjääri algusaastal saadud tiitlid võib-olla olid tol hetkel, jäävad võib-olla pikemaks meelde. Ja Karoliina, sul on 3 tiitlit 2021, 2024, 2025, kõik siis TalTechiga, et millise sealt välja tooksid? No see esimene tiitel, mis oli 2021, et selles ma nii olulist rolli ei mänginud, et kui ma õigesti mäletan, see oli see koondise jaoks tehtud võistkonna aasta, kus siis põhisidemängija positsiooni Julia Mõnnakmäe täitis, et seal ma olin minu arust kas või mitte 3. side, et selles mõttes see võib-olla, tore on, et see tiitel tuli, aga minu roll võib-olla oli väike ja eelmine aasta meil nii suurt madistamist finaalis ei olnud kui see aasta, et see aasta me olime kindlasti sellised niinimetatud underdogid ja meid nagu väga ei usutud ilmselt, et meie selle Eesti meistritiitli võidame, et et selles mõttes
ma arvan, et see aasta oli kindlasti kõige magusam nendest ja kõige olulisem, et raske töö ja vaevaga see võit koju tuli. Eesti meistrivõistlustest me täna pikemalt räägimegi nii meeste kui naiste omal, teeme sellise kokkuvõtte väikese ettevaate, et väga palju muid teemasi siia ei mahu, võib-olla natuke siis Karoliina personaalteemasid, küsimusi, aga enne veel, et see sissejuhatus saaks konarlikult lõpetatud, et ma tahaks kontrollida nüüd Karoliina nagu pädevust, et meil on siin väga tugev seltskond, et ma esitaks ühe küsimuse, vaataks, kas sa tead vastust ja kui sina ei tea, siis võib-olla Martin või Martti päästavad su välja. Et sa pead analüüsima ka meeste mängu, meeste liigat. Et küsimus on selline, et millised Eesti võistkonnad on viimasel 3 aastal saanud Eesti meistrivõistlustelt medalid? Igal aastal siis? Igal aastal? No sellel aastal võitis Tartu, nagu mu mälu ei peta, on ju. Eelmine aasta ma tahaks uskuda, et TalTech võitis. Aga et igal aastal oleks poodiumil? Kes on iga aasta poodiumil olnud? Jah, kes on järjest 3 aastat saanud medali? Ükskõik mis värvi? No kui Tartu oli minu arust eelmine aeg neil ei läinud nii hästi. Ja TalTechil see aasta ei läinud hästi, need 2 nagu vist oleks siis väljas. Ma pakuks, et kui Võru mängiks, kas Võrul on juba nii mitu aastat tõesti see tiim koos olnud? Issand jumal. Väga õigel teel oled, ütleme nii. Me ette ei ütle, aga sa oled väga õigel teel. Ja lisuna ma pakuks, et Pärnu on olnud stabiilselt kuskil enam-vähem poodium. Ei, lähme sellel teisel teele tagasi, kus oli. Nüüd läksid rappa. Et ütleme siis vastus ette, et Võru on see, jah. Võru on siis ainsana saanud igal aastal medali 3 aastat järjest, kuna see aasta oli Selver 4, eelmine aasta oli Tartu 4 ja Pärnu oli siis üle-eelmine aasta soperdas midagi seal. Et selline väike lugu, aga väga hästi inimene on kursis, et saame saatega jätkata. Et Eesti meistrivõistlused said läbi ja teeme siis väikest kokkuvõtted, et huvitav märkida, et meeste puhul on, kui võtta nüüd 10 viimast Eesti meistrivõistlust, siis on läinud need tiitlid väga, ja tegelikult naiste puhul samamoodi, et tiitlid on läinud väga kenasti nagu laiali, et on 4 erinevat võitjat olnud ja keegi ei ole nagu otseselt sedasi valitsenud, kuigi nüüd ütleme 5 viimast on läinud siis Tartu Bigbanki Selveri vahel jagamisele, aga enne seda on ka Saaremaa ja Pärnu siin 10 viimasel tšempionaadil nagu saanud kulla kaela. Ja siis võtame siis finaalseeriad ette, et naiste hulgas siis TalTech Magda Beauty alistas Rae Spordikool Viastoni seeriaga siis 3-1 ja see oli väga-väga ühtlane ja raju seeria, et mängud siis 2-3, 3-1, 3-2, 3-2. Et kui te käigus Rae võistkonda ei võitnud ja nüüd siis võitsite seerias sedasi, et mis siis muutus? Ma arvan, et meie enda suhtumine ja selline samas endasse uskumine võib-olla muutus siis hooaja käigus, et meil oli, nagu peatreener meil endale hooaja alguses ütles, kui me seal karikafinaalis päris kurvalt kaotasime, siis ta ütles meile, et me ei peaks nagu paanikasse minema, et selles mõttes hooaeg on veel ees. Need pusletükid saavad meil õigetesse kohtadesse ja siis meil need probleemid lahenevad justkui iseenesest, et hooaja alguses ju Katriin Põld oli vigastusega alles taastus ja tuli tagasi ja siis ta ka meil kohe alguses ju temporündaja kohta ei mänginud ja Merilin Paalo liitus meiega peale Balti liiga Final Fouri, et nad on ilmselt, nemad 2 olid need, kes olid need olulised pusletükid, mis hooaja lõpuks nagu paika loksasid ja tänu sellele meil võib-olla see enesekindlus ka kasvas, et Paalol oli nii palju rohkem kogemust lihtsalt libero positsioonil, mis meile nagu tuge andis ja Katriin lihtsalt ajastas oma vormi nii hästi, et no seal ei olnudki anna ainult ette ja käts lööb maha, et ma arvan, need on need 2 ja Raili oli muidugi ka selline, kes hooaja keskel ju sai vigastada, tegelikult oli väga oluline lüli meil nurgaründajatest, sest et neid ka meil nagu muda seal just ei olnud. Ja tema vigastus võib-olla natuke mõjus rängalt, aga sellest ta tuli ka ilusti välja ja finaalseeriast täiesti uskumatut asja iga mäng suutis korda saata, et vääratu austus ka tema vastu, et ta ikka veel jaksab mängida niimoodi.
Martin, sina kui meie naiste võrkpalli ekspert, et jaa, eriline ekspert. Täna eraldi rubriiki ei ole. Aga tore on kuulda, et Karoliina tõi ka välja siin Paalo, kellest mina ka tegelikult peaaegu igas saates olen rääkinud, et kui ta olemas on, et see annab nii palju enesekindlust ja ta on väga, väga oluline lüli seal TalTechi naiskonnale. Aga mis selles seerias mulle silma jäi, et TalTechil ei tulnud ühtegi suurt ärakukkumist, ka mitte geimides. Et kõige vähem, mis kogu seerias vist game'is punkte saite oli 18 äkki, et Rael tuli seal 12 ja 13-14 punkti ka mõnes game'is, et kõik need napid game'i kaotused, asjad, mis saite, et te hakkasite ikkagi uut game'i nullist ja te ei lasknud ennast sellest väga kõigutada, tundus mulle ja see lõpuks tõi edu ka. Ja, me kindlasti olime selline võistkond, kellel nii põhimõtte pärast oli vaja nagu neile ära teha kogu aeg, et ei saanud nagu lubada seda, et kui sa nagu nii napilt game'i seal 28-30 pähe saad, siis nagu ei ole normaalne, et sa lähed järgmist mängima peanorgus, vaid sa nagu põhimõtteliselt tahad nagu neile näidata koha kätte, et ei ole nii, et ühe game'i võidate ja teised saate kauba peale, et kui te juba tahate seda tiitlit võtta, siis võtate nii, et me jätame nagu endast absoluutselt kõik sinna väljakule ja ei jaksaks nagu isegi seda teist kohta pärast tähistada, Aga siis millised võtmehetked seeria peale välja tuua? See on hea küsimus. Tegelikult täiesti võrdsete vastasseis see oli. Minule esimesena tuleb pähe see Karoliina serviseeria, see oli siis eelviimane mäng vist. Ei, see oli ikkagi ju viimane mäng, kus 4. game'is oldi 14-18 taga ja mindi 22-18 ette, et see on ka üks asi, mis mul olen endale siia välja kirjutanud. Et see oli esimene hetk, kus ma arvasin, et see seeria saab selle mänguga siis läbi, kui TalTech sealt välja tuli. Ja ma võib-olla ise ütleks, et isegi see, et me enne seeria 3. mängu, siis me olime mõlemad enda kodusaalis suutnud võita ja ma arvan see, et me seal Rae kodusaalis neid suutsime võita ja oma suure fänniarmee ka sinna kaasa sõidutasime, see võib-olla oli ka siuke koht, mis näitas meile, et kui me suudame nüüd nagu nende juures niimoodi võita ja nende saalis nagu võimu näidata, siis on selles mõttes just kui vormistame see küsimus, et enda nagu kodurahva ees see tiitel võita aga eks see ka võib-olla natukene vaimselt mängis selles mõttes rolli, et oli näha, et me ju kodus jäime 2-0 kaotusseisu, et võib-olla see natuke värin ja see, et me nüüd viimasele seeria mängule läksime ikkagi vastu selle teadmisega, et me hetkel juhime kogu asja ja nüüd just kui vaadatakse meie poole, et kas me suudame selle tiitli võtta. Et võib-olla on hea, et meil terve hooaeg seda võidukohustust nii palju ei olnud, et muidu oleks meil võib-olla kehvemini läinud see hooaeg. Jaa, tegelikult see 3. mäng, 5. game te olite kas 6-1 taga äkki seal või? Ja lõpuks võitsite 15-10 või midagi sellist, ma ei mäleta, et juba sealt tegelikult kui välja tulite, et see on hea märkus, et see juba näitas ka vaikselt seda, et TalTech võib selle ära võtta. Võtame siia kõrvale ka siis meeste finaali. Tartu Bigbank sai Võru Parrusest jagu 4-1 ja mängud 3-0, 0-3, 3-1, 3-0, 3-1. Martti Juhkami, oled sa meiega? Olen endiselt teiega. Et räägi, selline siis 4-mängune seeria, et kuidas see teie vaatevinklist oli, et kust seal siis hakkas nagu see jämedam köie ots teie pihku sattuma? Ma võin Marti eest ära vastata, võib-olla ei taha ise ennast kiita. Tal ei sobi rääkida ise. Ei, et tegelikult olgem ausad, et nii väga kui palju või vähe, kui ei tahaks Martit siin kiita, siis tegelikult see seeria otsustati siis, kui Martti Juhkami otsustas, et ta põlv ikkagi ei valuta enam nii palju ja mängu läks. Loomulikult ma olen täiesti nõus. Tegelikult oleks juba ajas natukene tagasi, et kui Karoliina rääkis siin sellest, et kuidas neile seal karikafinaali järgselt siis Janis Sirelpuu siis turgutas neid ülesse, siis meil oli siis natukene teistpidi sees. Et meile öeldi, et põhiturniiri võit, Kronimet liiga võit ja Eesti meistritiitel, et olgu olla. Et selles suhtes meil pandi ikkagi eesmärgid ja need oli ära täita, et selles suhtes võib-olla naiste ja meeste eripära ka, et kuigi jah, nemad olid underdogid, et meile võib-olla siis oodati võib-olla tulemust natukene rohkem. Aga kui meistrivõistluste peale tulla, siis
jah, et esimest 2 mängu pidin pealt vaatama, et kui esimene mäng siis läks suhteliselt selline libedalt, et läks kiirelt ja tundus, et poisid saavad hakkama küll, et pole häda midagi, aga siis teises mängus kõik pöördus, et kahjuks siis näitas Parus, et nendes on ka sisu ja tegid väga ilusa mängu, et jäime natukene ise seal rongi alla, aga jah, et see 3. mäng ilmselgelt oli selline otsustav mäng, et ega seal meie jaoks ka kõik justkui väga ilusasti alanud, et esimese game'i kaotasime, teises olime pikalt taga, aga seal see murdehetk oligi, et õnnestus see teine game ümber keerata ja samamoodi 3., 4. otsa, et 2-1 ette minna oli kindlasti selles seerias siis kõige tähtsam. Et jah, et tegelikult 4. mäng, vabandust, 4. mäng Võru kodusaalis oli siis samamoodi tegelikult tulemuse järgi 3-0, aga tegelikult mäng oli seal küll ja veel, et esimesed 2 game'i läksid sealt väga napilt meile ja 3. game'is olime pikalt taga, et siis tuli Jack Williams seal sisse koos Kusti Nõlvakoga, kui ma ei eksi, et kes siis selle mängu ümber siis keeras ja 3-0 võidu vormistas. Et võib-olla need 2 mängu olid siis need kõige olulisemad, et ma arvan, see viimane mäng, et see oli juba pigem vormistamine. Et kas siis kokkuvõttes võib öelda, et ilmselt see järeldus ei ole kõige huvitavam ja originaalsem, aga et lõpuks siis ikkagi see Tartu sügavus ja pink oli see, mis määras? Jah, ja raha ja lõpuks siis ikkagi otsustas. Selleni me jõuame kohe, et selline üks kommentaar oli jah, et vastasvõistkonna mängija Kristo Kollo ütles, et päeva lõpuks raha mängib, et no mingi teratõtt selles ju on kindlasti. Igal juhul, muidugi mängib, et kui me räägime siin Tartu sügavusest, siis tegelikult ju raha võimaldab seda sügavust, et kui sul on raha ainult 7-8 mängija jaoks, tekivad vigastused hooajal, mingid ebaõnnestumised, siis vahetust ei ole võtta, kui sul on raha rohkem, sa saad ka varumängijateks või nii-öelda vahetusmängijateks, täpselt jah, võtta parema kvaliteediga mängijaid. Et selles suhtes Kollal on õigus muidugi. See käib mängu juurde, et klubide eelarve kokku lükkamine, et see on samamoodi mängib ikkagi tulemuse saavutamise rolli, et ei ole ainult nii, et need mehed, kes seal platsil on, et kogu see klubi ülesehitamine, sponsorite leidmine, kogu see füsiod, jõusaalitreenerid, et ühes klubis on need võimalused olemas, teises kohas ei ole. Et ma arvan, et ka see on meie klubi üks suur eelis teiste ees, et meil on ikkagi tagatud väga head tingimused, et ma arvan, et teisi, kellel on igapäevaselt, meil oli ühel Eesti meistrivõistluste finaalmängus, viimases finaalmängus oli meil 4 füsiot näiteks, et jah, nad ei ole seal kõik täie kohaga, et vahepeal nad asendavad üksteist ja nii edasi, et tegelikult seal täiskohaga on 1 ja vahepeal on seal teine juures, aga sellel päeval jah, oli neid nii, et seal pink oli täis, et ma arvan, et need on need asjad, mis aitavad meil nii-öelda tervemana püsida. Samas meil ongi massaaži võimalused, kui midagi juhtub, jõusaali treener Ott Erik Almus, et selles suhtes, et ma arvan, et Eesti parim taustajõud igal juhul. Et mitte ainult siis vahetusmängijad ei ole see, kus see raha loeb, et loeb ikkagi kogu selle klubi ülesehitus. Ja vaata, mul on ka siin märkesõnad, et paremad treeningtingimused, taastumisvõimalused ja nii edasi ja nii edasi. Aga küsimise kõrvale Karoliinalt, et kas siis naiste võrkpallis ka raha loeb, et kõige rikkam klubi siis võitis või? No vist ei võitnud. TalTech nüüd kõige rikkam klubi kindlasti ei ole, aga selles osas on küll, et TalTechis need treening ja taastumisvõimalused ja see, selles mõttes TalTechis Risto Jamnes käib just kui kauba peale, sest et tal on seal tööruumid, aga tegelikult ikkagi oma füsiode maastikul vägagi kõrgelt hinnatud härra ja selles mõttes mul on öeldud, et oleme ikka nagu õnnega koos, et teist alade sportlased, kes nagu ihuvad hammast, et saaks kas või nagu Risto jutule ja siis minul on niimoodi, et ma ei tea, varvas valutab ja ma kirjutan. Koputad uksele ja? No just, ja ma saan kohe nagu abi, et selles mõttes TalTechi kompleks kui selline, mis sest, et lagi madal on ikkagi päris hea võrreldes sellega, et ma tean, et raevõistkonnas, neil on ka Annabel Gutmann selles mõttes füsiona nagu abiks, aga ta ei ole ka neil selles mõttes seal raes spordisaalis kohal iga trenn või sellist,
et tema jaoks peab ikkagi nagu Tallinnasse tulema, et selles mõttes TalTechil on päris head nagu taustajõud selles mõttes, aga rahalise poole pealt on nagu on, et ülikoolil on väga palju valdkondi, mille peale raha laiali jagada, et tundub nagu nad ei saa ka päriselt kogu oma ressurssi sinna ainult võrkpalli naiskonna alla panna, et seal on teisigi sporditiime ja ülikoolil, nagu ma ütlesin, valdkondi palju, kuhu raha investeerida, et selles mõttes, kui nad midagi sealt leiavad meile, siis see on igati tänuväärt. Eks see taustajõudude värk on ka natukene klubi prioriteetide küsimus, et ega meil on samamoodi need võimalused ikkagi piiratud, et kas me võtame endale teise täiskohaga diagonaali või võtame endale füsiomeeskonda, et ilmselgelt praegu leidsime, et näiteks füsio on olulisem, et küll me selle koha ära lapime, kui vajadus on, et sellel hetkel, kui Jack Williams läks operatsioonile, siis liigutati mind sinna, et selles suhtes, et ma arvan, et Eestis ei ole kellelgi siin selliseid võimalusi, et siin nii-öelda ainult rahaga kõik ära teeb, et ma arvan, et sellised 6, 7, 8 meest on kõikidel meeskondadel sellised, kes võivad alati platsil olla ja seda ka hooaeg näitas. Ma ei teadnudki, et teil piiratud on, ma kogu aeg arvasin, et teil on see Bigbanki krediitkaart ja seina seest muudkui võtad kogu aeg. Avatud arve. Just. Oleks see nii? Aga rahast me jõuame täna veel rääkida, meil on ka üks arutlusteema võrkpallurite tasustamise teemal, et natuke veel finaalist, et siin sellised väikesed nopped, et teleülekanded, meil siin teenekas kommentaator Martin vaatab mulle vastu, et tegelikult kui mõelda, et talle Eesti meistritiitlit ei ole, et kui oleks nüüd kommentaatorite meistrivõistlus, siis sealt Martin võiks küll selle kulla saada, aga siis tähelepanek selline, et time-outide ajal siin mõningad treenerid kippusid nüüd võtma ära seda mikrofoni, et inimesed ei saaks kuulda, mis nad räägivad, et mis sellest arvata ja kas seda tuleks kuidagi reguleerida? No miks me selle sisse tõime tegelikult siia täna on see ka, et korvpalliringkondades on sama teema praegu üleval. Et seal on asi selge, seal on korvpalliliidu poolt see, et on kokku lepitud kõigi võistkondadega, et neid time-out'e võib filmida, heli on peal, aga ei tohi seda tablood või mis iganes, kus nad omal neid joonistavad asju, seda näidata. Et aga ikkagi tegelikult ju me mängime neid mänge kõike ju rahvale, publikule. Et see on üks selline asi, mis ikkagi pealtvaatajatele meeldib, televaatajatele meeldib see asi. No ta on selge lisaväärtus, sa näed, mida nad räägivad, kuidas nad räägivad, eks ju, see on huvitav. Jaa, mina eelistaks, kui kõigil need mikrid küljes on mängu algusest mängu lõpuni ja see võiks olla, ma ei tea, kuskil siis ka välja toodud, kirjutatud EVF-i poolt. On minu arvamus. Ja mina olen sinuga täiesti nõus, et kui me lepime hooaja alguses kokku, et me paneme need mikrofonid külge selleks, et siis helikvaliteet oleks parem ja ei peaks seda pulgaga jooksvat inimest seal olema. Et siis loomulikult selle mahavõtmine peaks olema karistatav. Et selles suhtes, et ongi EVF-i poolt välja määratud mingisugune karistus, kui selline nii-öelda kokku lepitud, siis asju ei täideta. Et ma arvan, et see on ainuõige lahendus, et ega muidu jääbki selline asi, et võetakse maha. Et mida sa seal lõpuks siis ikkagi nii väga peidad, et jah, et Alar Rikberg ütles, et kuulas seal kõikide mängude nii-öelda time-outid üle, et mida Oliver Lütsepp ütles. Aga ma ei tea, kõik need asjad on tegelikult video pealt ju näha. Ja ma just tahtsin öelda, et suurt saladust seal küll ei ole. Et ma tahtsin ka öelda, et ma vähemalt loodan, et meil on kõik klubid niivõrd professionaalsed, et igal juhul, kui nad seda mängu analüüsi pärast teevad ja videot vaatavad, et nad saavad aru, mida pärast time-out'i muudeti ju niikuinii. Karoliina, mis sinu seisukoht on? No, kui sellist asja nüüd ametlikult pole hooaja alguses kokku lepitud, siis ma saan täiesti aru sellest, et mingisugused nüansid, mida peatreener võib olla väga personaalselt kellelegi jagab, et neid asju, ongi kui pärast keegi järgi kuulab, siis võib-olla need on sellised asjad, mida sa ei taha, et kõik kas või ka publik kuulaks, et ma tean, et sidemängija koha pealt on olnud mänge, kus time-outidel näiteks abitreeneril lastakse kogu võistkonnaga rääkida, peatreener võtab mu kõrvale, räägib mulle väga detailselt, personaalselt ära, mida ma peaks tegema või mis seisus parasjagu mõni mängija on, et seal võib-olla ongi jutu sees ka räägitakse kellegi, ma ei tea, vaimsest või füüsilisest võimekust mingis võtmes, et kas seda on siis vaja kõigil kuulata, et see on võib-olla selline teema, mis võikski jääda siis peatreeneri ja mängija vahele, aga need on ka võib-olla mingid väga üksikud korrad, et kas nüüd
päris iga teine time-out peab mikri küljest ära võtma, seda ma ei tea, aga kindlasti mingeid olukordi on, mis ma näen, et võiks olla natukene õigustatud treeneri poole pealt. Aga neid oma naiskonna füüsilisi ja vaimseid võimekusi võite ju trennis ka arutada, et selleks ei pea mängu olema. No vot, naistega on nii, et kõiki asju ei saa kõigile otse näkku öelda, et ei, no ma räägin sellest, omavahel võite rääkida sellest, mitte siis nagu kõigi ees, et kui ikkagi on teada, et mingi näiteks naisterahvas siis võib-olla otsustavatel hetkedel kõige kindlamalt ei tegutse, siis ma arvan, et see võiks olla juba enne mängu teada, et mitte nii, et otsustaval hetkel siis 23-24, et kuule, ära talle pane, et ta raudselt eksib. Et ta on siuke ebastabiilne meil. jah, näiteks siukseid asju on time-outidel mulle öeldud küll 4 silma all, jah. Okay. Aga ma ei teagi, kui hästi see siis järgmise game'i alguseks sellele neiule mõjuks, kui talle kõigi ees öeldakse, et kuule, et sa ei ole praegu hea, et ärme sinna tõsta, et paneme kuskile mujale. Ei, väga huvitav, siin tuleb poolt ja vastu argumente. Ei, eks seal ongi poolt ja vastu argumente, aga minu arust kõige tugevam argument on see ikkagi, et kogu seda asja tehakse rahvale ja las ta nii käib. Jah, ühesõnaga trahvid peale ja trahviraha siis võrkpallivõngete eelarvesse. Ma pigem pidasin silmas rohkem seda, et kui meil on selline kokkulepe, et kõikidel treeneritel on, et siis lasta siis olla. Kui me hooaja alguses sellisele kokkuleppele ei jõua, siis on teine asi, et siis las ollagi see pulgaga seal nii-öelda seal, ma ei tea, kogu selle pundi keskel, et kui treener tahab kellega eraldi rääkida, siis see nii-öelda mikrofoni ei jõua. Et see on lihtsalt valikute küsimus. Jah, ma olen selles suhtes nõus, et kommenteerides ka on ikkagi päris tihti pead vaatama, kui time out tuleb, et kas nüüd on see mikker küljes, saan edasi rääkida või ikkagi kuuleme peatreenerit, et lisatöö mulle ka. Pärnu mängudel on neid võib-olla rohkem ka neid olukordi. Jah, see on küll Pärnu mängudel sellel hooajal kõige rohkem neid olukordi olnud, jah. No võtame veel ühe sellise finaalseeriaga seotud kõrvalteema, mis puudutab siis võrkpallitreenerite garderoobi või kuidas seda öelda, et siis ühes korvpalli podcastis, ma saan aru, mängumehed oli see podcast, jah. Jäid siis võrkpallitreenerid kuidagi nagu ette, et miks nad näevad sellised, ma vaatan, kuidas siin kirjutatud meil on, näevad oma riietuses platsi kõrval kohutavad välja, samal ajal kui Kossus on nõue ülikonna riideid kanda. Et no esiteks, kas nad päris kohutavad on, aga... Ei, nad seal tõid välja, et kaks numbrit suuremad dressipüksid ja T-särgid, et ei saa aru, kes on füsio, kes on peatreener seal, et võib-olla võiks olla võrkpallis ka mingisugused ikkagi koodeksid ees. Aga suuremates liigades ja koondistes ikkagi ongi, jah. Aga kas see ongi nagu välja kirjutatud või seal lihtsalt, me teame, et Eesti koondisel oli Sangaran, jah? Ei, peab olema ikkagi. Peab olema ikkagi. Ja seal ikka peab olema. Aga huvitav, ma olen näinud mingi koondise mänge, kus ikkagi dressidega ka on, aga see on varasemast ajast siis võib-olla. Võib-olla seal on see vahe, et EM-il näiteks peab olema, võib-olla mingi valiksarjas võib-olla ei pea. Aga jah, Kossus on see ju hästi reguleeritud, et peavad reaalselt olema ülikonnariided, et triiksärk ja pintsak ja asjad, et ma tean, et Rapla looaja alguses said seal täitsa noomituse, neil ei olnud veel need riided valmis ja olid viisakate polosärkidega ja ikkagi said siis nii, trahvi küll ei saanud, aga ikkagi tehti noomitus korvpalliliidu poolt, et nii päris ei saa. Ja, aga mina nagu leian, et see võikski nii olla, et see visuaalne pool võiks olla parem, et samamoodi mina arvan, et telemängud peaks olema kõik Taraflexi peal, et samamoodi nagu selle mikrofoniga, et EVF-i poolt võiks tulla nõue, et kõik telemängud on Taraflexi peal. Et aga selles suhtes, eks seal on muidugi see, et see toob kaasa omad mingid kulud ja kui on kulud, siis kõik klubid tahavad saada, et aga siis EVF maksa kinni, eks. Aga selles suhtes ma lihtsalt arvan, et kui me tahame, et võrkpall oleks paremini pildis ja see näeks visuaalselt hea välja, siis Taraflex ja ülikonnas treener on selle osa. Mina nõustun selle Taraflexiga, aga see ülikond, et teha see kohustuslikuks, et ma ei tea, ma olen eluaeg ise selline rebel olnud, et näiteks lipsu ma kandsin viimati 9. klassi lõpetamisel, et nüüd öelda, et inimene peab panema ülikonna ja me kõik üheskoos otsustame. Ma tuletan meelde, sa ei ole võrkpallitreener ka, et ei, aga lihtsalt põhimõtteliselt inimene peaks olema mingi eneseväljendus, aga Karoliina, sina kindlasti oskad meile nagu öelda, et milline on ilus siis treener?
no minule isiklikult meeldiks ka, kui treenerid oleks ülikonnaga. Ma mäletan siis, kui EM-i mängudeks kõik staffi liikmed ikkagi ülikonnad selga panid, see oli kohe niisugune vau, et nüüd on nagu nii ametlik asi välja, et no sellest mängupäev... Nagu telekast ja päris on. No, just, et mängupäev on ju meie jaoks ka, me ei pane seda mänguvormi endale iga päev selga, me paneme selle selga ainult siis, kui on mängupäev. Meil on, teeme omale spetsiaalselt mängupäeva meigi, mängupäeva soengu, me ikkagi nagu, see on hoopis teine tera kui lihtsalt trenni minek ja selles mõttes võib-olla treeneritel võiks ka, ma arvan, neil endal oleks ka hea olla, kui neil nagu näevad head välja, mitte ei tule lihtsalt dressidega. Pärast on vaja teleintervjuusid asju anda, sa tahad ju hea välja näha, mitte lihtsalt dressides olla, et sa nagu ikkagi esindad tiimi, siis sa võiks esinduslik välja näha. No selge, ma jäin vähemusse selles küsimuses, et on ära otsustatud järgmine aasta, kõik treenerid, ilusti ülikonnad, frakid, smokingud. Aga läheme nüüd siis natuke võib-olla personaalsemaks, võtame selle finaalseeria uuesti ette. No toimus siin selline huvitav asi, räägime sellega lahti, et siin meie hea sponsor Martin juba naerab. Coolbet kuulutas välja eri panuse, et sai ennustada, kes tuleb meeste finaalseeria MVP-ks ja lõpuks selgus, et seda ei valitudki, et Martin, seal oli vist mingi kommunikatsioonihäire. Seal oli kommunikatsioonihäire, jah, või ütleme lihtsalt, et EVF otsustas, et ühtegi nii head mängijat ei olnud finaalseerias, et ei antud MVP-d. Aga tegelikult ma küsisin enne, kui ma hakkasin neid koefitsiente tegema, ma küsisin EVF-ilt, et kas valitakse finaalseerias MVP ka, mul öeldi jah, et valitakse, aga pärast mängu ma vaatasin ikkagi ülekande ilusti lõpuni, ootasin, et inimesed, kes on panustanud, et saaks oma raha kätte, ja seal ei valitudki MVP-d, siis ma kirjutasin kohe uuesti, kuulge, aga MVP-d ei valitudki. Ja siis tuli mulle vastus jah, et Eesti meistrivõistlustel ei valita MVP-d, et mul läks valesti eelmine kord, kui ütlesin, aga no ikka inimlik eksimus, mis seal ikka. Aga iseenesest, kas ta ei võiks nagu tulevikus ikkagi olla, et see finaalseeria MVP, et tegelikult ja kui me hakkame sümboolsetest koosseisudest rääkima, ma ei tea, kas me hakkame, aga võime hakata. Aga tegelikult, et sealt jäi Valentin Kordas välja, on kriminaalne minu jaoks, et oleks võinud siis juba ka ühe MVP anda näiteks kas või talle. Aga arutleme, et kes siis jäi välja, aga võrkpallimõnked annab välja siis oma MVP auhinna, et kellele meeste finaalseeriasse minna võiks? Mina annan Stefan Kaibaldile. Sa tahad teada miks ka või? Ei, ma nägin mänge. Ei ole vaja pikemalt selgitada. Ei olnud ärakukkumist ja tõesti tegi superseeria minu jaoks. Martti, nõus? Jaa, mina olen nõus, jah. Et me arutasime seda juba kas äkki peale teist või kolmandat mängu, et selgelt Kaibald oli kõige stabiilsem ja päris mitmes mängus väga otsustavas rollis, et ma arvan, et tema on seda väärt kindlasti. Vaatan Karolina otsa. Palju sa meeste finaalseeriat jälgisid? Kui aus olla? Kui enda finaalseeriad olid mängitud, siis oli aega nagu päriselt vaadata ka, aga enne oli niimoodi, et taustaks mängis, aga ikkagi oma koolikohustusi ja treeninguid ja asju oli vaja, et minu arust enamus mingisugused finaalseeriad niimoodi kattusid ka, et kas ise mängisid samal päeval või siis sul oli nii trenn samal päeval, et siis trenn lõppes ära, siis garderoobis keegi ei tohtinud öelda, mis seis on, et osad läksid nagu koju vaatama, et järelvaatamisest vaadata ja osad vaatasid lihtsalt laivist mängu edasi, et kahjuks nagu väga detailselt niimoodi ei jõudnud üldse nagu hooaja sees mänge jälgida. Aga kui me nüüd meestest, siis otsustasime, et Stefan Kaibald vääriks siis meie arvates seda tiitlit, et kellele siis naistest annaksime selle tiitli? No minu pakkumine oleks Katriin Põld. Katriin Põld? Jah. Tõesti tegelikult tegi väga hea seeria, blokis servil rünnakul, ei olnud samamoodi ära kukkumisi, et Raili Unt oli küll jokker seal seerias päris palju, aga kui me valime MVP-d, siis mina annaks Katriin Põllule. Aga Karolinnal oli siis liiga palju kõikumisi või? Ei olnud, ei olnud. Ta lihtsalt ongi nii hea. Et küll tema aeg ka tuleb. Martti. Ilusti vingerdasid küll. Ma pean selles suhtes, et ütlema, et ma kahjuks piisavalt palju seda seeriat kindlasti ei näinud, et ma siin MVP-d saaks välja valida.
et samamoodi ma pean ütlema, et ma ei näinud mitte ühtegi pronksi kohtumist, et meil olid trennid täpselt sellel ajal ja nii palju see nüüd ka mulle huvi ei pakkunud, et kuna need mängud nii põnevad ei olnud, siis ma neid järgi ka vaatama ei hakanud. Et kuigi ülejäänud kõik vist niisugused Eesti meeskondade mängud ma vist vaatasin ikkagi hiljem ka järgi, et aga siis siin hooaja lõpus ikkagi selle ajaga niivõrd hästi ei olnud. Oot, Raadiku lahkumismängu ka ei vaadanud järele või? Sa oleks saanud selle pisara poetada? Jah, et seekord see pisar ei tegemata, et ma olen temaga elus nii palju vastamisi läinud, et ma siis see viimast mängu kahjuks ei näinud. Aga jah, selle MVP juurde tagasi tulles, et ma kindlasti ei ole õige inimene selle välja andmiseks, et ma ei näinud selle piisavalt palju. Ei, aga see Katriin Põld sobib, et ma arvan, et see on täiesti pädev, et eks iga kord ei saagi sidemängi võita, Karolina. Ei saa, jah. Ja tavaliselt sidemängijad ei võidagi midagi. Sest tavaliselt nad saavad. Jah, ei no muidugi. Aga mul oleks siis veel väikseid tiitlid, et mina siis sõnastan ja teie vastate, et mehed ja naised mõlemad, et hooaja peale kokku, et kes võiks olla suurim areneja? Kes tegi kõige suurema selgema arenguhüppe? Meestest äkki Robin Kahu on üks pakkumine. Lõpus ta muidugi võib-olla ei mänginud sellist nii suurt rolli. Me räägime tervest hooajast ikkagi. Jah, et tal neid säravaid hetki oli ka vahepeal, aga ei kauses hooaja keskel ikkagi tõustis nagu ikkagi Parruse põhitegijaks, et tema võib-olla üks kandidaat küll. Ega tegelikult Kusti Nõlvak ka ju, kui võtta. Sest hooaja alguses ta oli ikkagi omadega rannas veel peas, aga siis hooaja lõpuks ikkagi sai saalivõrkpalluriks. Eks ta läks ka oma aega. Aga jah, ei selles suhtes, et tema võib kindlasti välja tuua. Aga samas, kui hakata mõtlema, siis kui sa võtad hooaja alguse ja hooaja lõpu, siis isegi tegelikult Tristan Täht tegi hooaja lõpus täitsa korralikke mängi, kui hooaja algus ebaõnnestus. Et selles suhtes see on samamoodi areng. Jah, aga ma arvan, et tema puhul, kui sa paned eelmise hooaja kõrvale, et siis nagu eelmine hooaeg ta juba oli sellel tasemel enam-vähem. Oli. Et mingis mõttes, kui võtta see finaalseeria, ma ei tea, et kas ei, ma alustasin uut mõtet, et tõsta sinna Kaibaldit, et mine tea, et järski on koondises ka varsti põhitegija. Või on see liiga kaugele minek? No koondises meil on nurgas Tammearu ja Robert Täht ka veel, et päris raske. No jaa, aga kas kõik mehed on alati terved ja traksis? Võiks ju olla. Võiks. Ega ei ole ka kindel, et tal endal sellist ambitsiooni enam on, et ma mingis artiklis vähemalt lugesin välja, et ega see number 1 mingi eesmärk ei ole. Et selles suhtes, et esialgu vähemalt see aasta ta kuhugi minemas ei ole ja eks siis juba ole näha. Ega ta on tegelikult ju koondises seal mingi periood oli päris olulises rollis, et kui seal võib-olla kõiki kohal ka ei olnud. Et selles suhtes kindlasti väärt mängumees. Aga naistest suurim areneja? Mina pakuks Lisandro Tätrik. Kusjuures mul oli täpselt sama vastus. No siis see on õige vastus. Täpselt sama vastus. Kui te tõesti nii mõtlesite, et siis... Et on kõvasti edasi läinud minu jaoks ka stabiilsemaks saanud, vastuvõtul paremaks läinud. Kaitsest on kogu aeg hea tegelikult olnud, aga ka vastuvõtul on kõvasti stabiilsust tulnud juurde ja ta tunneb ennast väljakul väga mugavalt, tundub mulle vähemalt. Et tegu on siis Rae võistkonna liberoga. Täpselt nii. Ja kui vana ta täpselt on, oskab keegi kohe peast öelda? Kas ta ka 18? Või gümnaasiumi ta veel igatahes ei ole lõpetanud, seda ma tean. Siis 17 või 18 ilmselt, jah? Jah, et kui ta nüüd U18 tiitlit mängis seal veel, kus Anni Põldma ja need kõik võitsid veel see aasta. See oli U20. Oli U20 tegelikult pigem, jah. Noored mängijad. Nii, aga siis järgmine, kes võis olla suurim ebaõnnestuja? Et sellised negatiivsed tiitlid on alati nagu natuke raskemad tulema, aga kellelt ütleme ootused? Ma võin naistes öelda ära. Väga julge. Ma olen julge seekord, jah. Et minu jaoks Silvia Bertens. Ta ei leidnudki enda mängu lõpuks finaalides üles, et
jäi seal vastuvõtuga vahele ja rünnakul ka ei saanud, et kui Netepeit ikkagi seal viimases mängus juba hakkas rünnakul leidma ennast, siis minu jaoks Bertens ei leidnudki kahjuks ennast. Kuigi hooaja lõikes ta oli hea ikkagi. Aga kui me võtame ainult finaali, siis see on minu jaoks kõige suurem pettumus. No et siin ütleme ära, et siin taustaks on see, et tegemist on ikkagi koondise ühe põhitegijaga. Ja ta on ju raed vedanud terve hooaja muidu. On suuremad kui mõnel teise mängija puhul. Aga finaal jah, minu hinnangul tal ebaõnnestus terve seeria. Okei. Aga meestest... Aga äkki Karoliina ka ütleb, kes naist. siis on hea pärast. Jah, võib-olla enda võistkonnast keegi. Ei, ma ei teagi, võib-olla ma ei oskakski niimoodi nime välja tuua, aga minu arust Tartu naiskond selles mõttes paberi peal mina kartsin neid hooaja alguses palju rohkem, kui nad lõpuks päriselt nagu kogu kollektiiviga suutsid hirmutada, et ma ei tea, seal kuidagi kas ei loksunud lihtsalt asjad paika või mis seal nagu valesti läks, et justkui nagu praktiliselt igal positsioonil on mingisugunegi koondise kogemusega mängija, et oleks pidanud rohkem hambaid näitama igal pool, kus medaleid jagati minu arvates. Kuule, täna järjest rohkem selgub, et ma ikka jagan seda naiste võrkpalli, et ma olen igas saates peaaegu Tartust samas võtmes rääkinud. Okei. Aga ikkagi meestest ka kedagi või midagi välja tuua? Ebaõnnestu, jah. Jah. Või no... Marti äkki tahab öelda? Ma just tahtsin öelda, et võib-olla te alustate, et vaata siis... Tegelikult Renato, mina toon Renato vist välja. No kuule, toon küll vist, jah. Top score. Okei, siit kui ma Renatot ei too, siis ma toon oma nii-öelda lemmik sidemängija Anton Välimaa välja. Minu jaoks on ta ikkagi... Mõlema, sa tood 2 mees, kes valiti pari... Ja ma nüüd tahangi sinna jõuda, kes valis Anton Välimaa sümboolsesse koosseisu, siis mul oleks teile kohe anda 3 paremat kandidaati sinna. Eriauhind. Eriauhind, jah. Carlos Paes. Just nii. Carlos Paes, Kusti Nõlvak ja Aleksander Eerma. Kõik nad 3 oleksid väärinud seda rohkem, et andke mulle võrukad andeks, aga ma ei ole suur fänn endiselt Välimaal ja päris huvitav hetki juhtus mul. Peale 4. mängu läksin Võrus sööma ja siis üks Võru mees, kes küll ei ela enam Võrus, aga on ka spordikooli seal kõik läbi käinud ja tuli ütles ka mulle, et selle sidega ei saagi meistriks ju tulla, et kui juba kohalikud ise sama arvavad, siis et seal ta tõi mingi näite, et esimesed 7 või 8 punkti ja ründajad nendest 4 ei saanudki põhimõtteliselt rünnata üldse, et nojah. Tal olid mõned paremad hetked ka seal poolfinaalseerias ja see teine mäng finaalis oli ka okei. Aga lõppkokkuvõttes ma endiselt ei ole tema sidemängija austaja. Sellest vaata alguses oli nagu teada, et tuleb Anton Välimaa. Ma mäletan, et kui eelmine aasta oli veel oli küsimärk, et kas Eerma jääb Eesti või ei jää, et siis oli isegi tegelikult Välimaad pakuti ka meile. Aga siis oli ta pigem tema karakter oleks pidanud olema selline, et ta on hästi kiire võrkpalli austaja. Aga Võrus ta kindlasti sellist mängu ei mänginud, mida ta võib-olla siis varasemalt on mänginud, et millest see sõltub, kas see on nagu mängijatega seotud või see on millestki muust, et raske öelda, et selge see, et tema mäng oli hästi lihtne, et meil lugeda tema tõsteid, väga, mingid pealt väga murma ei pidanud. Et selles suhtes ma olen nõus, et ma arvan, et oli oluliselt paremaid sidemängijaid kui siis Anton Välimaa. Aga eks seal siis, kuna Nõlvak ja Eerma siis vahetasid üksteist suht palju, et siis nagu automaatselt on inimestel arvamus, et see tähendab seda, et järelikult on mängija kehva, et tegelikult see ei pruugi nii olla. Jah, seal oli lihtsalt käekirja muutust vaja. Jah, et täpselt, et vahest sul on lihtsalt vaja käekirja muuta ja väga tihti tõi see meile edu, et isegi kui tegelikult teine sidemängija oli täitsa normaalselt mänginud, siis toodi korra nagu värske mõttega uus sidemängija sisse ja kohe järgmised punktid tulid meile, et lihtsalt treenerid kasutavad seda. Ma ise mõtlen niimoodi, et... Aga kui tulla siis selle küsimuse juurde ka tagasi, et see Põru ja või nii, et kui ma siis eelmine punkt just rääkisime siis suuremast arenejast, et kuigi noor poiss, selge see, et Tristan Tähe ootused tema suhtes olid siis pärast koondisesse jõudmist olid oluliselt kõrgemad, kui siis see hooaeg siis välja tuli.
et ma arvan, et hooaja lõpp juba näitas, et tegelikult ta tuli sellest august välja. Et ma ootan, et ta järgmine hooaeg siis teeb jälle sellise järgmise sammu. Aga selge see, et see hooaeg ei olnud see, mida oodati. Et ma arvan, et eks neid Selveri meeskonnas võib seal neid mitu tükki tuua, et kes võib-olla ei olnud päris see, mida oodati. No just ma tahtsin ka sinna jõuda, et kui kõige suurem pettumus ei Selver, et siis ilmselt sinna tuleks vaadata, aga et personaalselt mina ei saanudki lõpuni aru, et kas seal asi sai alguses sidemängijast või miks need asjad ei toiminud, nurgad asjad, et nagu kuidagi rünnak asjad, et ei jooksnud nagu, et punkte tuli ainult sul Lincoln Williamsilt enam-vähem. Et ma ei tea. Karoliina on TalTechis, äkki ta teab? Mida seal saunas oli? Mina nende meestega koos saunas pole käinud, mina ei tea. Nende meestega. Aga selles, jah, just. Sa Märt loed ikkagi alati, leiad need õiged, need sõnad üles. Ajakirjanik ikkagi. Rõhuasetused. Aga eks, ma ise, ma ei ole küll ründaja, aga kui sul ikkagi hooaja sees sidemängija on nagu iga paari kuu tagant tuleb keegi uus täiesti uue käekirja ja uue suhtumise ja uue ingliskeele oskuse tasemega, et ma ei kujuta ette, kui lihtne seal saab nagu olla, et okei, kui on ilmselt kogenud ründajad, siis nad ei pirtsuta võib-olla nii palju tõstete osas, aga ikkagi selleks, et sul nagu siuke hea flow oleks, siis kogu aeg ju räägitud, et see kokkumäng ja siuke asi on nagu nii oluline, et kui sul seal tiimis nagu nii oluline lüli nagu sidemängija terve hooaeg nagu vahetub ja sa ei leiagi sinna nagu siukest head täitjad, siis ilmselgelt on nagu keeruline. Et lihtsalt räme kahju on nendest meestest, et nagu mingi hetk ju meilgi seal pärast Balti Liiga Final Fouri ja karikat, et hooaja esimene pool me ka just kõige rõõmsamate nägudega seal ringi ei käinud, et siis käidi jälle mõlemal tiimil nagu keskmisest kurvem kogu aeg. Aga äkki tegite see vähemalt ühisüritusi, mis nagu tuju tõstsid? See hooaeg kahjuks ei olnudki vist ühtegi ühisüritust, minu arust see oli ka esimene hooaeg, kus nagu löödi väga rangelt lahku mingisugunegi rahaline pool ja kõik, et on eraldi nagu mehed ja naised. Et võib-olla sellepärast ei olnud ühtegi ühisüritust ka, et eelmised aastad midagi on ikka jõuludel koos tehtud, et mingi jõuluturniir või midagi. Aga lahku löödi sellepärast, et muidu oli, et on meeste eelarve ja naistele nii palju kui alles jääb? Ilmselt umbes nii, jah. Ma arvan, et Selver ei sponsoreerinud naisi, võis olla. Jah, et seal ütleme nii, et justkui olime koos, aga tegelikult meie nagu väga sellest osa ei saanud selles mõttes, et me hooaja sees tegime nagu nalja ka, et kui nüüd meestel nii palju neid sidemängijaid on vaja kogu aeg juurde osta, siis kui meil oleks veel endiselt nagu oleks kõik leivad ühes korvis, siis me ei saaks järgmine hooaeg ilmselt vormegi omale, et kõik raha läheks nende sidemängijate alla, et hea on, et need lahku löödi. Aga võtame ühe tiitli veel, et kes võiks olla siis selline hooaja peale suurim jutumeister või sõnasepp? Kes jäi silma huvitavate mõttearendustega? Kas see on nagu ilmselge ju, Märt, millele sa vihjad siin? Sõnasepp, jutumeister, staarblogija, Martti Juhkami ju. Mulle tundub, et sellest podcastist on saanud minu mingi nalja tegemise nurksi. Ei, aga ma mõtlen, et kas ütleme, Martti on nagu väljaspool arvestust? Martti on väljaspool arvestust. Et kas jäi silma mõni hea kild, mõni selline... Eks Pupart teeb ikka oma naljad ära alati ju mängus. Aga just sõnaliselt? Sõnaliselt, sa mõtled siis peale mänge intervjuus või... See tordietüüd oli, eks ju, kus ta siis ütles, et inimene tuli liiga vara, see oli ka minu arust päris humoorikas vastus sellises olukorras. No jah. Ega neid suuri sõnaseppe meil siin võrkpallis muidugi väga palju ei ole, et Teppan on kindlasti see, kes alati annab huvitavaid intervjuusid, et ma arvan, et väga palju neid just ei ole, kes midagi huvitavat ütlevad. Või keegi kohtunikuga kippus seal rääkima midagi huvitaid mõtteid? Seda peab juba kohtunike käest küsima. Ja kohtunikud tulevad ka meil kunagi. Tulevad. Nii, Martti? Ma tahtsin öelda, et ainukene eemaldamine oli Rasmus Meius, aga seal oli sõnadest vist oli vähe abi. Sestid olid vist need, mis... No anname siis ikkagi Meiusele ka ühe tiitli. No anname. Et läheks natuke laiali. Ja kuidas naiste poole pealt oli, et... Ma arvan, et võib-olla kõigil ei õnnestunud, aga mina ühe korra ikka hooaja peal oma silmaga nägin, kuidas Raigo Tatrik mängult eemaldati, et kui juba eemaldamistest juttu tuli. Mis olukord olla võis?
no eks need on pigem sellised olukorrad olnud, kus ta vägagi, ma ei oskagi nüüd siia head sõna öelda, aga lihtsalt väljendab ennast väga emotsionaalselt väljaku kõrval ja sinna kaasnevad ka enamasti on need ka nüüd hilisemaid intervjuud lugedes siis ja kuulates, siis need pigem on selleks, et ka nagu aega venitada, sest time-out jääb ju natuke liiga väheks, et kogu aeg vastast nagu häirida selle mängutempoga, et seal ilmselt on tegelikult tal mingisugunegi tagamõte ka, sest et ma tean, et ta tegelikult on täitsa normaalne ja tore meesterahvas ja väga viks ja viisakas, aga et võib-olla ongi need mängus Tal on jah mingi nupp, mida ta vajutab enne mängule minekut, et see on päris huvitav, et kui emotsionaalseks ta suudab minna, et tegelikult ta on hästi rahulik ja siuke väga lahe inimene. Aga jah, mängule minnes ta kuidagi muteerub. Aga naistel see mängutempo reguleerimine, see on väga oluline aspekt, mida nooremad mängijad väga ei mõista, et kui need punktid hakkavad ära minema, siis need lähevad alati hästi kiiresti. Et need on need hetked, kus tuleb see mängutempo hästi maha lüüa, et selleks, et siis vastastel seda tempot ja seda emotsiooni jälle nagu kontrolli alla saada. Et see on, mäletan, kui selle Sloveenia koondise sidemängija Dejan Vinciciga koos mängisime, siis ta rääkis ka, kuidas nad Sloveenia koondises pidevalt tegid niimoodi, et kui punktid hakkasid ära minema, siis lihtsalt tulid meeskonnaga kokku ja olid nii kaua seal keskel koos, kui kohtunik nad lõpuks ära ajasid. Ja seda nii kaua, kui lõpuks siis kaarte jagama hakkas. Et selles on huvitavaid nõkse nagu igasuguseid, mida kasutatakse. No ma vaatan nüüd kella, et me oleme päris pikalt siin Eesti meistrivõistlusi lahanud, aga võtaks siiski kiirelt läbi ka võistkonnad ja paneksime nende hooaegadele hinded. Et eelmine kord me Pärnu meeskonnast rääkisime, jäi sinna 4-3+, oli ühine arvamus. Et Tartu Bigbank, mis hinde paneksime? Noh, 3 finaalis oldi, idee poolest peaks ju 5 panema, aga seal on nüüd üks tõrvatilk on ka meepotis. Et 5-. Kuidas seal Toopolale ikkagi kaotati, sellest me ei ole rääkinud ju. Esiteks, me olime 4. finaalis. Ja vabandust, see esimene oli see superkarikas Riias. No see ei loe. No see ei loe, jah. Kuidas ta ei loe? Aga see oli kusjuures üks paremini korraldatud finaal. Ma soovitan kõigil, kui järgmine aasta toimub, seal vaatan minna. Kas 4+ või 5-? Tegelikult 5- tuleb ikkagi panna, jah, kuigi tegelikult natuke lubamatu oli see eurosarjas välja kukkumine. 5- selle eest, et oli ka väga hea see publiku number, oli Marti saates, meil andmed oli vist 672, kui ma ei eksi. Täitsa üllatav. See on väga viisakas, jah. Ma ei tea, kas seda numbrit saab uskuda, et Marti ise kuidagi luges neid kokku kohtlaselt, aga jah. Ise panin juurde natukene, aga sellise numbri ma kokku sain, jah, et see on väga ilus number, midagi öelda. Nii, aga lähme tempokalt edasi. Võru. Parrus. Kui see on raske. See on raske. Tegelikult nad tegid ju tulemuste poolest lõpuks hea hooaja. 2 medalit. Meistrivõistlustelt pronks Balti liigast. Aga see Balti liiga Kronimet liiga põhiturniir, no ma ei tea. Lahja. Raske, jah. Väga raske. Et justkui lõpuks tulemused olid justkui head, nagu pronks ja õbe, aga kogu see nagu vibe, kogu see hooaeg oli selline üle kivide ja kändude. Nii, et ma annaks 4-. Ja ma jään ka sinna kanti kuskil. No see just see, et 4-. Mina võtaks selle miinuse ära. Ma paneks 4. No panem 4. Ootused olid ju sellised, et ikkagi nad mängivad tiitlitele. No aga mängisidki. No suur probleem on see, et Tartu käi see 1-9, et see nagu näitab, et sisuliselt ikkagi Tartule vastu ei saadud. Mis oli siis 1-1? 1-9. Oli vist omavahelised mängid. 1-9, jah. Oli, jah. Karoliina, sa tahad ka äkki mõne hinde panna, Märti lase sulle üldse rääkida. Ei, mina meeste võrkpallist nüüd nii palju terve hooaeg peale küll. Ma võin ainult, ma tean ainult nii palju, et TalTechil ei läinud hästi see hooaeg. Nii, TalTechini me jõuame. TalTech. Ohohoo, TalTech. Oota, kus kohast need numbrid hakkavad? No nagu koolis, et 1 on puudulik ja 2 on mitterahuldav. 1 on klassi kordamine, 2 on suvetöö või? Tänu sellele, et nad seal eurosarjas seal paar võitu said, siis paneme 2.
Nojah. mina jäin 1+2 peale siin mõtlema. Mina on ka pannud kirja 2, et päris 1 puudulik. 2, no ikka üsna puudulik oli see, et Kroninat liigas viimaseks ei võida pärast seda enam ka ühtegi mängu. Eestikate viimane, Kroninati viimane ja Aadulukase karikas. No siis on 2- selle eurosarja pärast. Anname nüüd ikkagi Karolinale sõna, et ühine saun ja mis seal on. Ei, ühist sauna meestega ei ole, ma ütlen. No, mul on lihtsalt nagu südamest on nii kahju kõikidest nendest meestest, see on nagu tahaks lihtsalt minna öelda neile, et ärge nüüd nagu mängimist päris ära lõpetage, et nagu kehvad hooajad käivad äsja juurde ja ei ole nagu hull, aga nojah, oli kehva hooaeg, noh, vahest juhtub. Jah, et ütleme, tuletame siin korra meelde, et ikkagi eelnevalt väga tihti juhtub. Eelnevalt olid ka head hooajad, et 2 aastat tulid Eesti meistriks, et ei ole nii, et seal mitte midagi ei tule, aga lihtsalt see hooaeg tõesti ei tulnud. Nii, aga mis me oskame öelda siis naiskondade kohta? Paneme seal ka inded või? Seal ütleme, Marti vist ei hakka väga sõna võtma. Ma arvan, mina ka ülearu palju ei võta. Küll sa võtad. Nii, aga käime kiirelt üle. TalTech. No tegelikult ma olen ju TalTechi kiitnud, isegi siin Balti liigas, kui nad 4. jäid, ma kiitsin, vaata kui palju uusi mängijaid selle loel tulid ja nad ikkagi jätsid väga sümpaatse mulje mulle terve hooaja jooksul. Aga noh, kuna Balti liigas ikkagi medalit ei saadud lõpuks, siis ma panen 4+. Vaatame, kas Karolina on nõus. Ja ei, ma paneks ka 4, ma arvan, et ikkagi jäi mingid kohad jäävad nagu kripeldama ja see Balti liiga läks nagu napikalt see hooaeg. Et napilt jääme medalist ilma, et sellepärast 4. Oleks sealt midagi ka pudenenud, siis vaataks nagu sinna plussi poole. Nii, Rae siis tuli karikavõitjaks, võitis Balti liiga ja oli Eesti meistrivõistlustel 2. No igal juhul super hooaeg ju tegelikult. Aga ikkagi ka tõrvadilt, nagu see Tartu puhul ütlesime. Kas paneme siis 5-. Nagu 5-, jah. Mina panen 5-. Eks nad olid favoriidid kõike võitma, aga see jäi siis Eesti meistritiitel ei puudu, nii et panen 5-. Jah, ma olen sellega nõus. Tundub, et siin keegi vastu ei vaidle. TÜ Bigbank, et siin oli juba tartlannadest natuke juttu. Eesti meistrivõistlustel siis 3. koht. No seal anti ka mäng Viljandile ikkagi ära ju vahepeal. Et no, üle 2 sealt ei kisu kuidagi. Viljandi võttis ära. Jah. 3-0 isegi. Üle 2 on ka sealt raske leida. 2 päris või? Mõtu ära nüüd nii siin ka. Anname sõna Tartusse. Õrnemad sugupoole. Midagi ei ole teha. Kui ma ikkagi hooaja alguses nägin nimekirja, siis ma olen täna kuidagi kriitiline. Mul jäi lõunauinak tegemata. Kas sa saad aru, et seda kõike lindistatakse ja kas sa tahad Andrei Ojametsa kunagi veel mõne intervjuu teha? Teien ikka. Andrei on väga tore mees. Andrei saab ilmselt ise ka aru, et ei olnud kõige parem hooaeg. Aga ma ei leia sealt mitte midagi positiivset, ma ei saa üle 2 anda. No paneme 3-, ei või? No pane, kui tahad. Ei, no nii, aga see Eesti meistrivõistluste bronks, selle pididki võtma. Kui nüüd tagasi tulla siis selle Tartu Ülikooli Bigbanka juurde, siis mina kuulsin sellist lauset, et Andrei Ojamets ütles, et see on esimene naiskond, mida tema ei suuda mängima panna. Jah, umbes nii ta ütles ühes intervjuus või kuskil. Et selles suhtes, et ju siis ei klappinud. Et okei. Aga Karolina, mis sa arvab? No ta oli kriitiline siin enne. No põhimõtteliselt ikkagi jah, kui Rae saab 5, meie saame 4 ja Tartu saab 3 siis. Okei. Jääb siis 3. Jääb siis 3, et 2 veel ei lenda. Tehti sulle ära, Martin. Ei, kõik okei. Ikkagi naisi tuleb hoida. Meil on see sõbralik kogupere saade. Me ikkagi ilustame reaalsust. Sain väga palju heitereid juurde. Mina ei tea. Mina sinu asemel. Ma mõtlesin, et mina olen kriitiline. Tuleb välja, et näed, ma olen pigem optimistlik tegelane. Nii, aga siin on veel võistkondi, et Viljandi Metall Eesti meistrivõistlustelt siis 4. koht, saadi siis seerias ka korra jagu Tartust, et mis selle võistkonna nagu ambitsioon või olla võis? No kuna nad ikkagi ei mängi seda Balti liigat ka, siis ei mänginud ju. Siis ega ma ei oska väga hästi seal hinnata, et nende mänge ma üleliia palju ei näinud ka. No seal on ka siuke
seal on parasports noori mängijaid. Üks tüdruk, kes oli eelmine hooaeg teil, Maren Mõrd, et seal on Sonja Siimson mängib ka seal, et enne eelmine hooaeg oli Tartu ridades. Et seal on nagu mingi ports nooremaid tüdrukuid ja ma tean, et nende treenerid on ka väga usinasti viimased paar aastat kõikidel treenerikooritustel alati kohal olnud, et nad kindlasti nagu harrastavad seal treeningutel sellist süsteemi mängida, nagu siin mõned Itaalia treenerid või sellised koondise kogemusega treenerid on nagu andnud nõuks, et mida võiks teha, et sealt võib-olla ma nüüd ausõna neid noortekoondiseid ei ole ka niimoodi jälginud, et ma peast teaks, aga võiks arvata, et sealt tuleb nagu juurde kasvu peale ka. Et põhimõtteliselt võib öelda, et kui 3 võistkonda olid natuke teistest paremini komplekteeritud, siis nad võtsid selle lihtsurelike kulla. Jah, ma arvan küll, et võib nii öelda. Et siis me ei peagi konkreetselt Inet panema, aga ütleme, et siis tegid normaalse tulemuse. 5+, esimene 5+ tuli ära. Siis vaatame siit kiirelt veel edasi. Mis me Audentesest arvame, et siis 5.–6. koha lahingus said nemad siis jagu Võru Parruse naiskonnast? No ma tean, et Balti liigat mängisid ka seal, nad võiduarvet ei jauanud. Ja ma tean, et Marko Mett ise ei olnud üldse rahul hooajaga selles suhtes, et ega siis ei oskagi midagi öelda, kui peatreener juba rahul ei ole, et mina ütlen, et siis tublid tüdrukud või? Et ikkagi ma proovin ennast parandada. Noored tüdrukud teevad tublisti trenni ja tegelikult ega seda täiskoosseisus Võru naiskonda ei ole ka väga lihtne võita. Absoluutselt. Jah, Võru on ju tuntud oma ebastandardse võrkpallimängu poolest, et seal on kõigil raskusi, vahet ei ole, kas sa oled Rae või TalTech või Tartu või Audentes, et sul on Võru vastu on alati keeruline. Ja ikkagi hooaja lõpus noored paremaks läksid, et see on vist peamine eesmärk ka. Kindlasti see on selle võistkonna nagu mõte. Et et Võrust me rääkisime, et ilmselt ei ole põhjust väga kriitiline olla ja ei ole ka põhjust tõsta neid kuskile pilvepiirile. Yeah. Ja siis see 7.–8. koht omavahel siis mängisid TBD Parmatex Kastre ja Viimsi Tallinna Ülikool ja siis TBD sai selle 7. koha ja Viimsi 8. koha. Et mõlemad siis sellised suhteliselt nooremate mängijatega. Et üsna ootuspärased kohad siis. TBD puhul vist sõltus väga palju sellest, et kas Animägi ja Ploomipuu mängisid. Et need 2 noort, kes Randa, Rivo Vesiku ja Kerti Külma ja Karl Jaani all mängivad. Et kui nemad olid ka, siis oli nagu vähe parem seis, aga ega ma väga palju nende 2 võistkonna mänge ka ei näinud. Et Karolina, on sul nende võistkondade kohta mingid tähelepanekud, mõtteid? Jäi midagi silma, keegi? See Viimsi Tallinna Ülikooli seltskond, nüüd see on nüüd nii palju noorem, aga ta on ikkagi nende treenerite käe all, kust mina ja Marili Lass ja Tartus mängib Ave Kuusk ja kust me kõik oma võrkpalliteed alustasime, et eks see Sten Esna teeb väga, väga tänuväärt tööd seal nende noorte mängijatega ja sealt ta nagu oskab kuidagi nende noortega niimoodi toimetada, et sealt tulevad väga head tüdrukud peale ja ma tean, et nagu tahaks isegi järgmiseks hooajaks mõned sealt napsata, aga kas ta ka neid sinna TalTechi tahab anda, see on omaette küsimus, et see on isegi ju alustasime oma meistriliiga teed selle Tallinna Ülikooli tiimiga, kus saidki absoluutselt kõikidelt võistkondadelt 3-0 mängud ja lihtsalt, aga see meistriliiga kogemus oli see, mida me nagu läksime taga ajama, et ilmselt see võistkonna vanuseline koosseis on ka selline, et praktiliselt enamus mängivad ikkagi noorteklassi veel ja neil on lihtsalt oluline see kogemus, et kui nad noorteklassi lõpetavad ükskord, siis see meistriliiga ei oleks nii uus ja hirmus kogemus neile. Ja kui nüüd selle ploki lõputuseks vaadata korra nagu tulevikku järgmisse hooaega, et kas meil on mõtteid, et mida saaks liigas paremaks teha, kui me alustame meeste poole pealt? Et kas saaks mingit süsteemi muuta või... No te teate, mis minu mõte oli Kronimet liigas, et kui jääb 7 meeskonda, siis teeme nii, et 7. koht ei pääse play-offi ja 2 esimest saavad otse poolfinaali, 3., 6., 4., 5. mängivad veerandfinaali. On minu mõte, et teha natukene see asigi põnevamaks. Anda väärtust sinna nendele mängudele juurde. Jah, sellega nõus.
ma veel muudaks selle niimoodi, et Eesti meistrivõistlused finaalseeria muudaks 5 parem ja 3 parem see pronksimäng. Et ma arvan, et see lõpp läheb liiga venitamiseks. Aga siis me oleme aprilli esimeses pooles läbi juba hooajaga. Ei, no siis tuleb mujalt juurde ja rahu. Aga kas meil on mingi info, et kas jääb 7 võistkonda, et midagi oli siin juttu leedulastest vahepeal? Ei tea. Mingi jutt oli ka sellest, et Audente selle liitub, aga ma ei tea, mis sellest saanud on. Et lootust on, et äkki on 8, aga minul see info pigem puudub. Et ma arvan, et seda peab EVF-is küsima. Et kas siis reaalselt nii lõpuks läheb ka või see on ainult jutt. Aga ongi, ma võin kohe tuua veel ühe siis teema juurde, et kuna Soomes jälle üks meeskond kadus ära, selline meeskond nagu Karelian Hurmos, nii et ka Soomes on ainult 8 meeskonda praeguse hetkel. Et tuleb ikkagi tuua sisse sarnane süsteem, nagu see Belgia Holland see aasta mängis. Et mängiti siis 2 ringi kodus, kohalikku liigat, ehk siis belgased mängisid Belgias, hollandlased Hollandis, ja siis 4 paremat siis mõlemast liigast läksid omavahel kokku, mängisid 2 ringi veel kodusvõõrsil ja siis poolfinaal. Samamoodi võiks soomlastega teha ja siis saad see Kronimet liiga ja selle Eesti meistrivõist sealt natukene siis paar mängu ohverdada. Nojah, tundub mõistlik, aga kas soomlased on nõus? Lõpeb ikka sellega, et soomlaste huvi ilmselt ei ole, aga see oleks minu selline mõte, et see oleks see muutus, mida tegelikult liiga võib-olla vajaks, aga see ilmselt ei realiseeru. Aga võib-olla teha see Eesti karikavõistluste esimene ring, mis mängitakse siis esiliiga meeskondadega, teha see ühest mängust. Jah, miks mitte. Ja ühest mängust ja see oleks siis esiliiga väljakul oleks loogiline. Ja 2-0 eduseisus või? Esiliiga kodusaalis ühest mängust. Miks mitte? Kunagi ju Kossus oli, et kui esiliiga mängis karikat meistriliiga vastu, siis said 3 ette visata. Said 3 visata. Marti, kõik su need tähelepanekud vähendavad mängude arvu, et viitsen on nii palju mängida või? Et vähem karikat mängida, vähem finaali. Vanus kasvab, ma tõin juurde muidu selle Eesti-Soome liiga, mis toob sulle 10-15 mängu juurde. Ma tõin. No tore on, kui tuleb. Nii, aga naiste poole pealt, et on natuke lõbusam võistkondi on rohkem, et kuidas tundub, kas see senine süsteem on selline, mis peaks jääma või oleks seal ka mõtteid, mida muuta? No. Ma küsin korra kiiresti vahele, kas sulle meeldib see Final Fouri formaat või sa tahaksid ka, et poolfinaalid oleks seal seeriatena? Ma isegi ei tea, viimased, Final Four on lihtsalt natuke tundub siuke, et see on nagu äge, annab natukele sellist hõngu, et nagu oleks kuskil noorte turniiril jälle, et saad nagu, see ikkagi tiimiga lähed ja see on nagu siuke paaripäevane üritus ja saad nagu kambas koos olla ja tead lauamänge mängida ja sporti teha ja koos nutta ja naerda, et selles mõttes sellised tundub nagu, et korraldada on nagu vingem, kas ka fännidel on lihtsam, seda ma ei oska nüüd öelda, aga iseenesest nagu pole väga viga sellel. Aga nüüd selle liiga juurde tulles, siis võib-olla jah, mehed vaatavad, et ei, nagu 4 võistkonda ja siis mängid nagu oksendamiseni üksteise vastu terve hooaeg, et küll naistel on hea, aga ausalt öeldes et see neile tasemevahe suur. Jah, et sul on lõpuks ütleme, et meil sattus enam-vähem niimoodi, et seal aasta lõpus, kas november ja mingid sellised kuud, et mingi kuu oli nagu hästi palju välismänge kogu aeg võõrsil siis selles mõttes, et küll sa sõitsid jälle nädalavahetusel Viljandisse, siis sa sõitsid Võrru ja siis sa sõitsid TBD-ga mängima, et nagu need otsad on nagu sellised, et mitte, et me nüüd neist et mitte, et me nüüd ülbelt mängima läheks, et me kindlasti võidame neid, aga natuke on ikka selline mindseti küsimus, et sa nagu tead, et nad on kuskil tabeli võib-olla alumises otsas sellel hetkel, et kas sa nagu tuled jälle poole tööpäeva pealt või koolist nagu varem ära selleks, et sinna loksuda mitu tundi, see mäng nagu 1,5 tunniga maksimum nagu ära teha, siis sa loksud jälle tagasi, et
käib siia naiste liiga juurde, aga võib-olla jah, kui me seda Balti liigas on meil ka ju päris palju naiskondi, et selles mõttes võib-olla ei oleks lihtsam, kui meistriliigas ei oleks nii palju neid või siis ei oleks nii palju lihtsalt Balti liigas, et muidu on tõesti ju, meil oli rütm selline, et terve hooaeg oli nädalas 2 kui mitte 3 mängu. Ja seal võikski äkki olla mingi selline asi, et need, kes mängivad Balti liigat, siis ei pea kõiki mänge Estikate arvestuses mängima. Jah, et selles mõttes, kui me siin Tartu või Audentesega või Raega mängisime, siis nad läksid automaatselt sinna arvestusse ka, et ei pidanud nii palju mängima, aga siiski tegelikult oli väga, väga tihe on see graafik iga aasta ja see hooaeg nagu ikka kuidagi venib järjest pikemaks, et 2 aastat tagasi sellel ajal mul olid Mari Lülles ja Katriin Põld Prantsusmaal juba külas ja päevitasid, et praegu me alles lõpetasime hooaja, et selles mõttes ta kuidagi venib iga aasta järjest pikemaks. Nii, aga sellised mõtted siis seekord Eesti meistrivõistluste kohta tõmbame siia joone alla, et see esimene... Oli tore hooaeg, eks ole? Oli tore hooaeg, just. Ja see plokk venis meil hiid pikaks, et selle arvelt võivad kannatada teised. Aga lähme siis hea tempoga edasi. Siis järgmiseks meil rubriik Kuulbeti eripanus. Kuulbet esitleb. Nii, Karoliina naeraks. Kas sa teed seda kogu aeg uuesti või see on su salvestada? Iga kord teen uuesti. Miks head asja peab salvestama, et see tuleb küsimise peale. Aga eelmine kord oli meil siis Kordas versus Urt, kes toob rohkem punkte mängus. Kordas tõi 15 punkti, Albert Urt tõi 12 punkti, ehk siis kõik, kes panustasid Kordase peale, Märdil käed püsti, tõi neile raha. Aga kuna nüüd see Eesti võrkpallivärk on siin lõppenud, siis selleks korraks lähme Poola finaalseeria esimese mängu juurde, kus siis Saviertse võõrustab Lublinit. On eks nii, Marti? On nii. Ja tegin sellise eripanuse, et Lublin võidab mängu ja Wilfredo Leon toob 20+ punkti selles mängus ja saab koefitsiendiks sellise vahva numbri nagu 4,5. Aga ikkagi natukene. Kohe ütlen, et ma arvan, et nii ka läheb. No näed. Ohoh, aga ma teen kohe panuse ära. Väikene siis siuke, nagu alati olen vihjeid andnud, siis Leon on keskmiselt toonud 17,2 punkti mängus sellel hooajal. Ehk siis ta peab juurde panema. Ja... No, mida olulisem mäng, seda rohkem ta tõsta. Ta on suurte mängude mees. Aga veel ütlen ka seda, et Lublin ei ole selle mängu favoriit koefitsiente vaadates. Aga jaa, sellise hea koefitsiendi nüüd seekord pakun, et ja minge mina soovitan, et pange aasta palk peale, siis on järgmised 4,5 aastat muret. Et saate valmi all kuskil olla. See on head soovitused. Ja. Nii, aga järgmine rubriik, mis on uudist Tartu Bigbankis? Marti, kas on teil midagi uudist, et saad sa välja öelda mingit lepinguinfot, on keegi midagi allkirjastanud või oled sa ise midagi teinud või Alar Rikbergil ei olnud lepingut isegi ja mis teil toimub? Minu teada ei ole Alar Rikbergil endiselt lepingut. Eks seal läbirääkimised on endiselt pooleli. Lehest ma lugesin, et läbirääkimised käivad neil 5 minutit ja umbes poolelt mõttelt mõistetakse ja nüüd kaubeldakse seal ikka palga üle, jah? Tundub, et siis see aasta on pikemad läbirääkimised. No aga ei selles suhtes, et ega ma siin ju midagi avalikult siis avaldada ei tohi. Sul endal on leping ju, ei ole või? Ei, tal oli. Ei, ma just tahtsingi sinna jõuda, et ma võin avalikustada need, mis siis klubi president Hendrik Rikand meedias niimoodi ilusti välja ütles. No. Ehk siis, et minul Rasmus Meiusel ja Stefan Kaibaldil on leping järgmiseks hooajaks. Nüüd siis, selles suhtes minul ja Meiusel oli siis juba eelmine aasta tehtud pikem. Ehk teil on ainult nurgaründajad siis järgmisel hooajal, jah? No jah, kuhu sa mind nüüd paned, ega ma isegi ei tea, kuhu mind pannakse. Aga ei, suures plaanis ma ikkagi tahaks nurgaründaja jälle olla, et sai natukene siin meeskonna nimel siis ennast ohverdatud, et võib-olla siis läheks tagasi sinna, kus mu koht on, aga eks seda elu näitab, et kuidas see komplekteerimine läheb ja kuhu me parasjagu siis finantsi suuname.
et kahjuks meil siis sellist krediitkaarti ikkagi ei ole, et kus põhjatu auk on, et peame ikkagi valima, kus me mida ostame. Et on meil veel allkirjastatud mängijaid, aga neid siis... aga praegu oleks hea areen seda avalikustada. No, siin ikkagi tahaks võib-olla midagi huvitavamat välja mõelda. Mis saab veel huvitavam olla? Halloo! et kuigi meil on kuulajaid päris palju, siis võib-olla on isegi kohti, kus seda võib-olla veel rohkem. Aga see selleks. On kindlasti ka neid, kes lahkuvad. Kas neid võib öelda? Kas keegi läheb välismaale kindlasti? On välismaale minejaid vähemalt üks. Ma saan arvu, et leping on tehtud. Neid võib-olla on rohkem, aga praegu ongi, kuna lepingud ei ole veel kas siis Kordas? Sõlmitud. Kordas, kui ta nii kindel oli, et saab Korgaründajaks tagasi. Jääb see praegu veel õhku, et kuna ei ole kindel, siis ei ole ju mõtet sellest enne rääkida. Et elu on näidanud, et neid kindlaid asju, need alati ei olegi nii kindlad, et võin sulle tuua näite, et mäletate, kui Robert Täht omadega Katari läks, aga siis ikkagi ei läinud. Et tuleb ikkagi oodata, millal kõik osapooled on lepingu allkirjastanud ja siis on õige aeg siis välja õigata, et kes kus on. Et selge see, et meil tuleb meeskonnas muutusi, otseselt tahaks, et ikkagi tuumik säiliks, aga vahest tuleb ka niisugust värsket verd tuua, et eks siis peatreener, kui lõpuks paika saab ja president siis lõpuks otsustavad, et kuhu ja mis me vajame. Aga kasutame juhust, et Karolina, kuidas sinul on, et kas järgmiseks hooajaks on leping sõlmitud? Ei ole. Nii, aga kas mingid... See oli selline, ei ole. Siin oli midagi... Ma peaaegu, et ei usu. Ei, nagu selles mõttes, et kas on laua peal midagi? Ega mul see hooaeg ka ju, ega ma sellel hooajal ei allkirjastanud mingit lepingut, naised ei... Teil ei ole lepinguid? No, suusõnaline leping siis. Meil on tüüke, kui näeme, siis mängime. Jah, et tuled meile, tulen ja siis mängid. et ma tulen, siis kui näete, et ma trennis olen, siis tulen. Ei, no selles mõttes, et ega, see on nagu Paaloga, et Paul ütles hooaja alguses ju väga see, oligi minu teada kokkuleppe treeneritega, et jah, kui ma tunnen, et ma nagu olen valmis nüüd jälle tulema ja mängima, siis ma nagu tulen. Ja siis ta vahepeal oli ainult trennides, siis ta tegeles eraeluliste asjadega ja siis ta ühel hetkel tundis, et hea küll, et ma nüüd siis tulen. Ja siis ta tuli. Aga kas mingit võimalust välismaale minna on sul? Eks selle välismaaga on niimoodi, et mul mingisugust agenti ei ole kunagi olnud. Ilmselt ei hakka ka olema. Et kuidas ma Prantsusmaale sattusin, oli ju ka selles mõttes puhas juhus, et lihtsalt olin õigel ajal õiges kohas ja mulle anti paber lauale ja siis ma päriselt panin allkirja sinna. Aga et ma olen natuke seda meelt, et kui päriselt mingi võimalus kuskilt tuleb, siis ma nüüd kohe seda, nagu selles mõttes ma kohe jah ei ütle, aga ma kohe nagu ära ka sellest ei ütle, et ma kindlasti kaalun seda ja mõtlen nagu läbi kõik asjad, et eks ülikoolist saab võtta vaheaasta. See ei ole nagu see kõige keerulisem osa. Eks nagu kursakatest on ikka kahju, et meil on selline hea väike mõnus kursus ja nagu et järgmine kursus, kellega ma jätkaks, on nagu tohutu suur ja seal on nagu kõik minust juba nii palju nooremad, sest et ma ju otse ülikooli ei läinud koolist, et see vanuse vahe võib olla, et kas ma siis nagu naudin nii palju seal nendega seda õppeprotsessi, kui ma ikkagi veel 3 aastat minna on ja eks elukaaslasega ka nagu ei ole päris nii, et ma nüüd ütlen, et näeme 9 kuu pärast uuesti ja tal ka nii lihtne pole kaasa tulla, et siin on nüüd natuke rohkem asju, mille üle mõelda, et esimene kord, kui välismaale läksin, siis polnud nagu midagi, mis takistaks otseselt, siis ma lihtsalt läksin. Mul on siin üks küsimus. Minu küsimus on selline, et miks sa agenti võtta ei taha? See ei maksa või midagi? Jah, no puhtalt sellepärast, et mul, nüüd kui mul nendega pärast seda, kui ma välismaal nüüd need 2 aastat mängisin ja ilma agendita hakkama sain, siis mis ma tõesti ikka kiusan, kui ma siuke nii 2 vahel olen, et kas ma nüüd ikka lähen või ma ei lähe või mis saab, et mulle meeldib see osa selle juures, et kui kellelegi ma kuskil silma jään ja keegi päriselt tahab mind või keegi kuskil soovitab ja see treener või
või manager või kes iganes minuga ühendust võtab, siis ma nagu tegelen selle asjaga, et kui juhus nagu tahab, et ma läheks külma, siis küll see jõuab minu lauale ka. Aga kas seda Balti liigat jälgitakse piisavalt, et sa jääd üldse kellegile silma siin? No selles mõttes, et eelmised 2 aastat, või noh, need 2 aastat, mis ma olen Eestis mänginud, siis hooaja esimesel aastal oli siis niimoodi, et enne Balti liiga Final Fouri mulle kirjutati, just üks tore poiss oli meil koondises suvel abitreener või mis iganes ta tuli sinna tegema, töö varjutama või ma ei teagi, mis ta nagu eesmärk seal täpselt oli, aga poolakas ta oli ja siis ta kirjutas mulle, ta on Poola meistriliiga, selle tiimi nime ilmselgelt siin hääldada ei oska, aga neil jah, põhisidemängija sai vigastada, siis ta kirjutas mulle, ta teadis, et ma olen Eestis, ta teab, mis vormis me siin Eestis justkui nagu mängime, et noh, ta teab, et ma ei ole nagu mingi lepinguga kohustatud siin olema, et kui mul tekib võimalus, ma võin minna. Ja siis tol hetkel jäi nende rahaliste vahendite pärast see plaan katki, et ma sinna oleks läinud hooaja lõpuks. Ja siis nüüd selle hooaja alguses ta kirjutas uuesti mulle, mõlgutasime jälle mõtteid, et kas peaks ja kuidas peaks, aga siis see mõte ka nagu väga kaugele ei jõudnud, nii et võib-olla on kolmkohtuseadus, võib-olla siis uuesti, eks ole näha, aga et kui, ja no eks ma need 2 aastat seal Prantsusmaal olnud ka mingites liigades kuskil ikka mänginud ja keegi ikka mind teab, et kui satub midagi, siis satub. Ma kohe võin öelda, et ega ikka väga ei satu küll. Selles suhtes, et see maailm lihtsalt käib teistmoodi natukene. Et selles suhtes, et see, et sul agent on, see ei tähenda seda, et sa pead kuhugi kohe minema. Sa lihtsalt ütled oma agendile nii lugu selline. Kui on midagi väga head, siis ma võib-olla tulen. 10 tonni kuu, tulen. Näiteks täpselt. Sa ütled oma mingisugused nõuded, mis peab olema, et ta pakub sind täpselt nendele naiskondadele, kellel selline võimekus on. Leiab midagi, ei leia, lõpuks sina otsustad, kas sa siis tahad minna või ei taha, et see ei kohusta sind kohe kuhugi minema, et selles suhtes, et see, et siin kuskil Balti liigas keegi näeb, ma arvan, siin näebki täpselt see, kellel raha ei ole, kes ei olegi võimeline sulle sellist pakkumist tegema, mis sind sinna välja siis lõpuks viiks. No jah, koondis on ainuke koht, kus tegelikult ilmselt silma on võimalik ikkagi jääda sinna. No ega see Eesti nüüd naiskond nii palju ei võida, et nüüd kuhugi mingid suurliigad kohe helistama hakkavad. Et selles suhtes, et ma jutt oli ju sellest, et sa tahad saada korralikku lepingut, mis siis oleks piisavalt nii-öelda ahvatlev, et sa välismaale läheks, selge see, et on ju ülikool, elukaaslane, kõik. Et mingis väikese kommiraha eest keegi minna ei taha. Et siis järelikult, ega see ei ole nii kerge leida lihtsalt, ma räägi sellest. Ilmselt muidugi ei ole lihtne, aga ma ilmselt ei oska endale ka, esiteks ma oska endale hinnasilti külge panna, et mida ma et kui ma nüüd olen aga selle jaoks ongi agent. Ühesõnaga, me saime just teada, et Marti hakkab pärast karjääri agendiks ja sa oled võib-olla ta esimene mängija. Marti, kuule, esimene proovitöö, et pane Karoliinale hinnasilt külge. No kahjuks ma naiste võrkpallis väga palju ei tea. Et kuigi mulle on pakutud sellist varianti naistega tegeleda, aga juba sellel ajal ma ütlesin, et mu lihtsalt enda teadmised naiste võrkpallist tänasel päeval on sellised, mis ei lubaks mul selles valdkonnas nii-öelda tööd teha. Et meeste võrkkonnas mul on oluliselt lihtsam, et mul on kontakte ja neid nagu oluliselt rohkem, et iga aasta on ikkagi küsitakse minu kohta päris palju erinevate Eesti mängijate kohta, enne kui nad siis kas siis leiavad lepingu või mitte, aga nii-öelda tagasisidet tuleb päris palju anda. Aga jah, ma lihtsalt arvan, et isegi kui sa ei taha minna, võta see agent, aga lõppkoguks ongi see, et kui sa oled otsustanud, et sa ei taha minna, siis loomulikult sul ei olegi vaja see agenti, et siis läheb see, kes tahab lõppkoguks. Kuigi meie tänase saate eesmärk oli, et Karoliina viime siit otse lennujaama. Jah, et me mõtlesime, et me paneme väikse pressi peale, et esiteks me ei lõpeta saadet enne ära, kui ta lubab, et ta läheb välismaale. Et no pressure, aga... Ma olen lihtsalt nii otsustusvõimetu ja nii halb ei ütleja, et... Me tegime otsuse ära. aga lihtsam on otsustada siis, kui sul reaalselt mingi pakkumine. Et selles, et sa võid igast asju mõelda, aga kui sul reaalselt mingi pakkumist ei ole, siis paraku siis ei saagi meiega otsustada. Et peale saadet siis Marti annab mingi agendi kontakti ja sealt läheme siis edasi. Aga tõesti, meil saade nüüd ajaliselt on väga umbes, me midagi peame siit ära jätma, et võtame siis nüüd tõesti rubriik lühiuudised kiirtuli ja teeme tõesti kiiresti, sest see ongi selline rubriik.
Robert Viiber tuli Austria meistriks ja Karli Allik võitis siis Itaalia esiliiga. Kumb on kõvem sõna? No Marti ju soovis ju Viiberile juba meie kõige esimeses saates õnne, et ta võidab selle. Et võidab. Ma võin öelda, et ma ilmselt soovisin juba õnne siis, kui ta selle lepingu tegi. Aga selles mõttes, et selge see, et Karli Alliku tulemus on oluliselt kõvem. Et jah, loomulikult pinge all mängida on ka see, et kui sa pead kogu aeg võitma, aga paraku siis Austrias oli siis Hüpo-Tiroli meeskond on teistest lihtsalt niivõrd palju üle, et ma arvan, et ega nad isegi nüüd jah, seda nii võib-olla kõrgelt ei hinda, kui võib-olla, kui nad on varem midagi võitnud. Et jah, see oli emotsionaalne selles osas, et see klubi paneb asjad kokku ja rohkem siis profitasemel enam ei mängi. Aga samas sellist samasugust uudist oli mõni aasta tagasi ka, et jumal teab, mis see tulevik toob. Ja kommenteerime 2 sõnaga ka Karli, mis siis öelda, ebaõnne või et ta võistkond Cuneo siis tõusis Itaalia kõrgliigasse, aga tema tegi siis varem oma järgmiseks hooajaks lepingu ja ta ise jätkab siis Itaalia esiliigas. Mäletate, kui ma siin mõni saade tagasi ütlesin, et üleminuk aken on vaja tuua? No näed, sellisuguse olukorra pärast, et siis ei oleks sellist asja. Et kujutame ette, et sa oleks mänginud näiteks finaalis selle meeskonna vastu, kes siis pääseb kõrgliigasse. Kus sa hakkad mängima? Jah, tegid lepingu ära näiteks, Karli tegi näiteks selle finaali vastasega lepingu ära ja siis mängib, et võitu saab kõrgliigasse ja kaotaja on siis selle esiliigas. No ja siis mängi, õnne. Nii, teine punkt siin, U16 võistkonna TM valiksarjas mehed ega tütarlapsed ega poisslapsed ei saanud siis finaalturniirile. Tüdrukud kaotasid kõik mängud 0-ga Kreekale, Lätile ja Horvaatiale ja poisid võitsid Aserbaidžaani 3-0 ja kaotasid Austriale ja Hispaaniale 1-3. Et kas peaksime muretsema? No natuke ikka võiks muretseda. Et no kui me võtame kas või nüüd selle, et ega ei näe hetkel üldse peale, noh, Jefanov on selline natukene huvitavam kuju, aga ega väga neid noori ju ei ole siin tulemas rohkem. Vähemalt mina küll ei oska kedagi välja tuua. See on juba pikem teema minu arust see, et Eesti noored on oma ealistega võrreldes ikkagi nõrgemad. Et kus see viga on tehtud ja miks me siis alles hilisemas eas arenema hakkame, see kindlasti ei ole sellepärast, et eestlane nüüd järsku ärkab 18-19 aastaselt ja nüüd hakkab arenema. Et ilmselgelt tuleb varasemalt hakata tõsisemalt treenima ja see on see, mis viib paremale tasemele. Et ma arvan, et lätlased võime siin juba eeskujuks tuua, kes on noorteklassides tavaliselt alati finaalturniiridel peal. Tüdrukute osas, Karoliina, et ma vaatasin ka Lätile kaotasid neiud siis 0-3 ja suht kindlalt ka game'id, et kas see oli üllatav? Ma sirvisin neid tulemusi ja neid nimekirju, siis ma tunnistan, ma jumala võõrad nimed, ma olen vanaks jäänud vist juba, et mingi ajan ikka nagu mingeid nimesid nagu tundsid ära ja teadsid, aga vanusevahe on juba nii suur, et enam niisama nagu kõiki neid tüdrukuid ei tunne, aga ma mäletan enda noortekoondis aegadestki, et eks kõik ikkagi nagu sõitsid üle meist, sest me olime me lihtsalt ju nii pisikesed tüdrukud kõik, et kuidas ma peaks mängima nüüd nagu nende vastu, kes on oma vanuselt juba kõik 2-meetrised, et meil nagu päriselt meie vanuseklassis ilmselt meil polnud sellist valikutki, et ainult 2-meetriseid sinna koondisesse võtta, et sellised nagu väiksed putukad olime seal kogu aeg, kes ringi siblisid, üritasime midagi teha, mis meenutas võrkpalli. Nii, ja kolmas ja viimane teema siia plokki. Alar Rikberg läks vangi siis Tartu vangla liikumiskuu raames, käis seal võrkpalli õpetamas koos Timo Tammemaaga. Kas kiidame selle heaks? No ikka. Kõik asjad kiidame heaks, mida tehakse. Loomulikult, mul tuli kohe meelde, et omal ajal Rakvere rivaali aegadel käis Mati Merirand iga aasta. Kas oli Rummu vangla äkki, et kus siis iga aasta käidi siis mängimas ja õpetamas. Muide, Rummu vangla on osalenud ka Eesti Rahvaliigas üks hooaeg. Ja selline eripära oli, et kõik mängud peeti nagu nende koduväljakul.
ilmselgelt. Jah, aga ma omalt poolt ütleks, et minu arust ka väga normaalne algatus, et väga mõistlik anda siis nendele inimestele, kes seal peavad viibima, mingi selline positiivne väljund, millega tegeleda, oma mingit frustratsiooni, mida iganes välja elada, pluss ka see, et kui sul on selline harjumus, ütleme, kui sa vabaned, et võib-olla sa tahad seda jätkata, sa satud mingisse väheke normaalsemasse seltskonda, eks ju. Või päris palju normaalsemasse seltskonda. Jah, ma tahtsin öelda päris palju normaalsemasse seltskonda. Et sul on nagu sellesse õigele teele palju lihtsam minna, et selles suhtes minu arust väga lahe aktsioon. Nii, ma teen nüüd ettepaneku vaadates kella, et selle arutlusteema, mis on oodanud juba mitu nädalat, on üks kiri, aga selle me lükkame edasi taaskord, me lihtsalt ei jõua sellega tegeleda, et anname Martile natukeseks sõna, et rubriik piiri taga ja siis ülejäänud aja kulutame Karoliina peale. Just. Jah, ega mis siin piiri taga on, et eestlastel on sisuliselt kõigil hooaeg läbi, et ainult siis Oliver Venno ja Robert Täht on siis endiselt siis võistlustuled, seda siis Kataris. Ma ei teagi tegelikult, kuidas see on seal lõpus on, et see on paar kaotust saanud, et ma ei tea, seal netis väga mingit selgitust ei ole, kuidas see süsteem seal on, et ma ei tea, et kui kaugel nad seal jõudnud on, aga kui ma hakkasin lihtsalt mõtlema selle peale, et kuidas siis kokku võtta meie meesvõrkpallurite siis klubihooaeg, et sidemängijatest oli Renet Vanker, oli siis Belgias 4., Viiber oli Austrias 1., Markus Keel oli Bulgaarias, sai 10. koha, Tammearu Täht nurgaründajatest siis Poolas 13.–12. koht, Lõhmus Belgias 5., Karli Allik Itaalia esiliiga 1. koht, Kevin Saar oli 6., temporündajad Tammemaa oli siis Jaapanis 10., Saaremaa Belgias 4., Varblane Belgias 5., Ardo Kreek Prantsusmaal 5. ja Perillus Soomets 8. Et mida ma... Mark Saru jätsid välja. Mark Saru oli siis, mis nad siis said veerandfinaalis pähe, nii et seal ka siis, see oli 5-6 kuskil seal. Et jah, et ega midagi just väga sellist eredat ei olnudki, et kui nüüd see Karli Alliku see esiliiga võit ja Mark Saru siis karikavõit ära jätta, et selles suhtes jah, et Robert Viiber küll võitis seal Austrias 3 karikat lõpuks, aga see oli pigem niimoodi vormistamise küsimus kui niisugune suurem saavutus, et jah, ainuke asi, mis siis võib-olla välja tuon see, et Hypo Tirol tõesti tegi meistriga kvalifikatsioonis tegi ja sellise esinemise, et said siis kvalifikatsioonist grupifaasi. Aga ongi, et Belgias pigem selline ebaõnnestunud hooaeg, et jah, et see Linnemann Aalstis, kus siis Varblane ja Lõhmus oli nad seal kogu hooaeg tegelikult mängisid suhteliselt korralikult, aga lõpus play-offis kangestusid ja 4 hulka ei saanud, et see on ikkagi lõpuks pettumus. Et Maaseiki sugusele klubile samamoodi see, et nad finaali jõudnud on pettumus. Et ei olnud kõige säravam aasta. Et ma arvan, et neid aastaid on paremaid olnud, et loodetavasti siis järgmine aasta tuleb parem, et olen juba kursis, et siin on väga huvitavaid üleminekuid tulemas, et eks need varem või hiljem siis jõuavad avalikkuse ette ka, aga siin Prantsusmaale ja on liikumas siin paar inimest, kes ei ole kunagi Prantsusmaal mänginud, et saab huvitav olema, et kuidas nad seal hakkama saavad. Aga kui väike kiire ülevaade teha, et mis siis maailma või Euroopa võrkpallis veel toimub, et ongi, et Poola sellest Saviertse ja Lublini omavahelist mängust juba põgusalt sai räägitud, et Lublin, kes ei ole väga pika ajalooga klubi, et tõi siis Leoni sellel aastal enda klubisse ja juba on finaalis ja kas nad Challenge Cupi äkki võitsid, et kas nad suudavad ka siis Poola meistritiitli võita, et päris selline muinasjutuline lugu mõnes mõttes. Ja siis Itaalias finaalis on siis Trentino ja kes see teine oligi? Kohe Lube. Trentino Lube, seal esimene mäng läks üsna kindlalt Trentinole, aga ma arvan, et seal ei ole veel kõik otsustatud, et seal veel, ma arvan, hakkab nalja saama. Et kuigi siis elame siis kõik Fabio Soolile kaasa, et ta siis... Ma sain aru, et see on tema viimane hooaeg Trentinos, et Trentinosse teatavasti läks ta Eesti koondisest, et pidi Eesti koondise tüüri siis loovutama ja juba seal nii omajagu võitnud, et loodetavasti võidab siis sellel aastal Itaalia meistritiitli ka.
et Türgis finaalis on siis Sirat, Benghazi ja Galatasaray, et seal Sirat viib 2-0, et ilmselt seal ma arvan lõpuks siis ikkagi favoriit võtab oma. Saksamaal on sellel aastal esimest korda finaalis Lüneburg, et kes mängib Berliini vastu, kuigi esimeses mängus siis Berliin võitis väga kindlalt. Aga nad on omavahel sellel aastal päris palju madistanud, et Lüneburg lükkas ju Berliini meistriliigas välja. Et ma arvan, et seal ei ole ka veel kõik otsustatud ja just oli huvitav fakt, mis ma võrkpalligrupis siis välja tõin ka, et Friedrichshafen ja Maaseik, et selline aasta, kus kumbki neist finaalis ei ole. Eelmine kord juhtus selline asi 1993 aastat, et sellest on vist üle 30 aasta möödas, et päris selline ainulaadne asi, et näitab, et teatud muutused on ikkagi siin võrkpallimaailmas toimumas. Prantsusmaal on siis kõik veel lahtine, et mängitakse alles poolfinaale. Et Montpellier Tours omavahel, Tours esimese mängu võitis ja Chaumont-Poitiers omavahel, siis Poitiers võitis esimese mängu, et huvitav asi on see, et Montpellier ja Chaumont, kes oli siis põhiturniiri esimene ja teine, kaotasid siis Toursile ja Poitiers'le, kes on siis 4. ja 6. Et veel üks huvitav asi on see, et Poitiers diagonaalründaja on juba 3. klubis sellel aastal Prantsusmaal, et Sloveenia koondise diagonaalründaja Mujanovits, et kes siis siin on pidevalt klubisid vahetanud, et kui ühes kohas sai hooaeg läbi, siis läks jälle järgmise juurde ja nüüd üritab siis Poitiers'ga tiitlile mängida. Et Tours muidugi juba ütles välja, et järgmine aasta mängib see Mujanovits Toursis, nii et kui nad omavahel finaalis kokku lähevad, siis tuleb jälle huvitav kokkusattumus, et võitja läheb meistriliigasse, et kelle poolt siis see diagonaalründaja on, et kas järgmise koduklubi eest või enda praeguse koduklubi eest. Et sellised lollid kokkusattumused, aga tihti sellised asjad juhtuvad. Ma ei tea, väike niuke ring on tehtud, et ma arvan, et ma ei tea, kes väga palju huvi tunnevad, et võivad teinekord küsimusi küsida, et millele rohkem siis tähelepanu juhtida, ja millest siis võib-olla mingisugust kokkuvõtet teha. Aga täname sind ja küsitleme siin saate lõpuks siis nüüd Karoliinat, et ma alustan kõige tähtsama küsimusega võib-olla kohe ära. Jah. Kui kaugel on see TalTechi spordihoone katuse tõstmise projekt? Ma vist saan seda rääkida täpselt senikaua, kuni ma seal koolis õpin. juba käis siin mingisugust intervjuud andes kellegagi pärast intervjuu väliselt mõtte läbi, et äkki ma peaks oma lõputöö lihtsalt tegema sellel teemal, et miks see lagi ei ole kõrgem, sest et ma tean, et kes on spordijoones võib-olla käinud rohkem silmad lahti, siis ühe koridori peal on ilusad suured arhitektuurilised plakatid üleval, mis tunduvad kõik olevat mingisugusegi kas võistluse või millegi raames on see ilmselgelt tehtud, seal on mingi 4-5 erinevat tööd, mis näevad väga modernsed ja uuenduslikud välja. Ja ma uurisin neid lähemalt, mitte ühelgi pole seal lagi kõrgemaks tehtud. Küll on nagu allapoole natukene mindud, mingi ujula kuskile veel tehtud, aga nagu võt kõrgemaks pole mitte kuskil lage tõstetud, et seal peab mingi päris põhimõtteline probleem olema, miks ei ole kõrgem. No mina küsiks, meil on siin päris selline vihane saade juba olnud, et sellised natuke pehmem ja lihtsam küsimus, et kuidas sa üldse võrkpalli juurde sattusid, kes sind sinna viis, kuidas sa sinna jäid, millal see asi tõsiseks muutus? Isi käe kõrval läksin trenni. Tegelikult... Kas tema on ise mängija või harrastaja? Jaa, tema mängis Pärnu ridades Andrei Ojametsa käe all ja seal oli mingi periood, kus Ojamets ise nagu mängis ja siis ta oli ka nagu treener ka. 93 nad tulid isegi niimoodi Eesti meistriks, et Ojamets oli mängiv treener. Ja siis ta oli seal satsis ka, jah. Erki Kibermann on nimi, kui guugeldada soovid. Huvitav, kuidas need Pärnu inimesed seda ei tea. Ma olin 3-aastane siis. Ja siis ma koolis on ikka õppeaasta alguses on sellised, kuidas need nimetataksegi mingisugused sellised huviringide laadad või asjad ja siis seal oli Selver Tallinna võrkpalliklubi kohal ja ma nii muuseas mõtlesin, et miks mitte minna, sest mul üks paralleelklassiõde siis oli seal trennis. Tema eeskujul ma sinna läksin, aga pidasin vastu vaid aasta, sest et minu suur kirg tennise vastu sattus nagu ette ja siis ma ikkagi jätkasin tennisega väga pikalt.
aga selle aasta jooksul ma suutsin siis Marili Lassi trenni meelitada ja siis ma sealt nagu ise lasin jalga, tema jätsin trenni ja pärast aastast pausi ma ikkagi sain aru, et okei, et see tiimisport on päris lahe ja siis ma läksin sinna tagasi ja Laos Lukase käe all Pirita majandusgümnaasiumis sai minu tee alguse. Ja kuidas tee sidemängijani jõudis? See oli täpselt nii, et esimesest trennist alates pandi lihtsalt võrgu alla. ma ei tea, kas... Mille alusel siis? Ju siis oli tol hetkel trennis sidemängijast täpselt puudus ja katsetati, kas ma sinna sobin. Tundus, et sobib. Õige vastus oli, et kõige puhtama sööduga olin. Ei, ma ei tea, seda peab Laose käest küsima, miks nii sai otsustatud, aga ma olen reaalselt aegade algusest seal positsioonil mänginud ja mitte ühtegi teist positsiooni pole saanud kunagi harrastada, et ma ei teagi, kas see on nüüd hea või halb asi, aga jah. Ma muide klõbistasin vahepeal lahti siis selle protokolli, et tõepoolest 93 su isa tuli Eesti meistriks Pärnu VK ridades, et siin päris palju on tuttavaid nimesid, kes toona mängisid, Kristjan Kais, näiteks Mehis Merilaine, Aivar Rätse, Pako Salur, Mati Üürike, eks ju, Andrei Ojamets, et päris selline huvitav seltskond, aga jah, tõenäoliselt meie siis olime natuke liiga noored, et seda nii lähedalt jälgida, et rohkem oleme seda kuulnud. Et mida siis veel küsida? No mina küsin seda, et selle loo ajal näiteks oli hästi palju uusi mängijaid teil, et kui lihtne sinu jaoks või kui raske on uute ründajatega selle klapi leidmine? Mida rohkem see ründaja ise teab, mida talle meeldib lüüa või mis talle mugav on, seda lihtsam mul ka on, mitte et ma nüüd nii pädev juba oleks, et ma nüüd une pealt öeldakse täpselt, näidatakse ära võrgu juures, et näed siia ja nii mitu kilomeetrit tunnis ja viska see pall täpselt, et päris nii ja ma ka ei ole, aga kui mängijad ise teavad täpselt, mis neile meeldib ja nad oskavad seda ka küsida ja mulle seda nagu mõtet edasi anda, mida nad täpselt tahavad, sealt siis on ka minul lihtsam nagu neile seda head tõstet pakkuda, et võib-olla kui on nooremad mängijad, siis ongi raske, et nad vahest vaatavad minu otsa, et ma ei tea, mida teistmoodi peab tegema, siis mõtlen, ma ei tea, ma olen enam-vähem, kas ma olen seljaga su poole või ma keskendun muudele asjadele, et mina annan selle palli sulle, sina pead sellega midagi tegema, et mina ei tea, mis sa pead teistmoodi tegema, ma tean, mida võib-olla mõned teised sinu positsiooni mängijad tavaliselt teevad nendes olukordades, aga vaata, kõik ründajad ei ole samasugused, et raske on nagu neid aidata, et ma ei oska neile nagu kuidagi nõu anda selles mõttes. Ja siis ma sain peaaegu vastuse oma teisele küsimusele ka, et kummaks sidemängijaks sa ennast pead, et kas sellisega, kes arvestab ründajate soovidega, muudad enda stiili või pigem peavad ründajad ikkagi sinu järgi ennast muutma? Ma ikkagi olen nii siuke leebekene ja siuke people pleaser, et ma arvan, et see pigem käib nii, et ma ei usu, et mul nende vähekeste aastatega siin on mingisugunegi väga kindel käekiri välja kujunenud, eks, et Itaalia treenerid on mind vorminud seal koondises ja ma suuresti nende õpetussõnade järgi siiamaani mängin, et nende laused mul siin kuklas kuskil istuvad iga kord, kui ma palli puudutan. Kas sul on ka mingid kindlad söödud asjad, mis sulle väga meeldivad, mis on mugavad ja midagi, mis sa tead, et sulle hästi ei tule välja, mida sa ei tahaks pigem teha? Ma ei tea, äkki mulle tegelikult see hõbeliiga ja koduse EM-i aastal, ma mäletan, mulle julmalt meeldis Liisiga ühte jalga mängida. See oli kuidagi nii välja timmitud lihtsalt mingi perioodiga, et see oli nagu igast tasandist une pealt lasid ja see oli kogu aeg nagu õnnestus ja see oli nii hea. Ja et see, võib-olla mul tempodega selles mõttes meeldib mängida, et see näeb nagu endale seal platsil nagu näeb maru vinge välja, kui need tempod seal nagu lajatavad, et see on lahe. Aga muidugi, mis mul nagu välja ei tule, ma ei tea, võib-olla need kõrgete, raskete pallide tõstmised selja taha on sellised, mis on keerulised, millega ma kõige rohkem nagu jändan, et sealt, sa ei näe, kuhu see pall otseselt lendab ja see on sul kuskil selja taga ja siis tunneta nüüd, kui kaugel sa sealt võrgust oled ja kui kaugel on tennist ja kui palju jõudu rakendad ja liiga palju ei tohi välja ka näidata, et sa sinna tõstad ja see on nagu siuke, võib-olla kõige raskemalt tuleb see. Sa siin rääkisid, et kellel on nagu mugav, et Liisiga väga hästi, et kas on nii ka, et need, kellega sa nagu platsiväliselt rohkem suhtled ja läbi saad, et kas nendega on mugavam väljakul ka?
Mingis mõttes ikka naiste võrkpall on niivõrd ikkagi ei saa päris nii julmalt öelda ja teha asju, kui võib-olla meeste võrkpallis saab, et peab natukene leebemalt ringi käima sellega, mida ja kuidas sa välja ütled, et siis võib-olla need, kes on suuremad südamesõbrannad või kellega koos nagu rohkem aega veedad, siis sa võib-olla mõistad neid ka rohkem ja saad neist aru ja selle võrra sul on lihtsam nendega koos sellist asja nagu tiimisport teha, et kui ikkagi väljaspool platsi nagu väga ei salli teda, siis on natukene keeruline võib-olla talle naeratada ja patsu lüüa väljakul, et selles mõttes muidugi tuleb kasuks, kui hästi läbi saad. Räägi, mis nipiga te olete saanud endale taha, sinna need fännigrupi, mis need on, Juliuse jüngrid või midagi sellist? Ja Juliuse jüngrid, mul on nende auks isegi nende pusa täna seljast pärast selja peal, mul on selja peal pilt nendest, saate vaadata. Aga Juliuse jüngrid nad on sellest hooajast tekitatud, kuidas nüüd, tudengiorganisatsioon siis, et siiamaani polnud Tallinna Tehnikaülikoolil mitte ühtegi sellist organisatsiooni, mis oleks spordile spetsialiseerunud või et mis tegeleks nagu spordivaldkonnas rohkem aktiivsemalt, et on ju meil neid tudengiorganisatsioone mustmiljon seal sellises suures ülikoolis ja nad siis tõesti esmakordselt otsustasid panna kokku pundi inimesi, kes hoolitsevad selle eest, et kodu sellistel suurtel derbidel või kodumängudel vähemalt oleks meie roosa värv esindatud ja oleks nagu natukene möllu ka. Ja ma arvan, et kui nüüd Juliuse jüngrid seda ise ka kuulavad, siis ma võin neid veel kord suurelt tänada, aga ma arvan, et ise ka saavad aru, kui olulised nad meie spordivõistkondadele see hooaeg olid, et nad on lihtsalt maruvinged ja nad teevad asja nagu südamega ja neile läheb see nii korda ja selles mõttes ainult au ja kiitus neile, ma loodan, et nad ikka jätkavad seda jüngrite asja. Kui Leetu sõidud on, siis mitu vaba päeva koolist või töölt tuleb võtta? Üldiselt ühest piisab, et reede on tavaliselt siis, kas reede hommikul tuleb juba minna või reede on siuke, kas on terve päev või poolik päev, nii et väga ei ole mõtet sinna kooli või tööle niikuinii ronida. Ja siis pühapäeva öösel vastu esmaspäeva loksud tagasi ja siis lihtsalt palvetad ja loodad, et esmaspäev mööduks kergelt. Ma küsiks niimoodi, et me oleme arutanud seda meeste puhul, aga kes võiks olla Eesti naiste võrkpallis, naiste liigas kõige alahinnatum või vähem räägitud mängija, kes tegelikult on väga hea ja annab võistkonnale väga palju? Eks need musta töö tegijaid, kelle panust võib-olla, ma ei tea, ma ütlen, Marili Lassi ma polegi veel isiklikult kiitnud, aga ma ei saa nüüd öelda, et tema otsast musta tööd teeks, aga lihtsalt võib-olla ta on läbi hooaja kogu aeg lihtsalt tassinud kogu võistkonda, et tal ei olnudki nagu ärakukkumist ja tal ei olnud mingisugust ülimat säravat hetke, vaid ta säras lihtsalt kogu läbi terve hooaja, et võib-olla et ta hooaja alguses ma võrdleks teda natukene Valentin Kordasega, et lihtsalt kogu aeg on hea olnud. Ja ta on nagu aastaid juba selles mõttes, kui ta juba nurgaründaja positsiooni täidab, siis ta on nagu kogu aeg stabiilselt, ma ise ka hooaja alguses ütlesin, et ma tean, et kui on seison 24-24, siis ma silmad kinni, ma tõstan mammule ja küll mammu teeb midagi selle palliga, et suure tõenäosusega sealt tuleb kas punkt või vähemalt jääb pall nagu niimoodi mängu, et vastasel on keeruline, et ta on nagu hästi tark mängija ja ta mõtleb nagu väga läbi oma asjad, et tal on see rannataust on ka selles mõttes, et ta on suur rannavõrkpalli austaja ka ja kui ta saaks, siis ta teeks mõlemat asja tipptasemel korraga ilmselt, aga et tal sellest nagu see osavus tuleb ka, et tema on nagu siuke väga-väga hinnaline mängija tegelikult võistkonnas. Marti, kas sa tahad ka midagi vahel küsida? Ma ütlen ruttu, Marti pidi lahkuma SOS olukord oli. Selge. Aga siis võib-olla ma võtan siit mõned küsimused, mis on saatnud eraldi Karoliinale Georg Sonne. Kas sinu hinnangul peaks Katariina siis seti minema võimaluse korral juba järgmisel hooajal välismaale? Jah. Eks ta on, nii nagu iga noore mängija puhul, et võimalikult kiiresti lihtsalt välismaale, et saaks aru, kuidas päris võrkpall käib, et see, kui kaua sa seal välismaal oled, see on juba sinu enda teha, aga kui sa seda kunagi nagu ära ei proovigi, siis sul ei olegi võimalus näha, kuidas päriselt nagu suures maailmas see asi käib, et
et siis Etil on meeletu potentsiaal ja tal oleks hädasti vaja mõnda sellist on nagu natuke kahju, et ta nüüd eelmised aastad ei ole koondise juures pikemalt saanud olla, et nende itaallaste käe alt nagu läbi käia, sest sealt oleks, ma arvan, juba see, et ta kas või siin, ma ei tea, ta võiks 2 kuud olla niimoodi koondises, et ta saabki arendada kõiki oma külgi ja ma arvan, sealt oleks juba nagu siuke täiesti uus kangelane sündinud, et tal on nagu nii palju sees, et see tuleb lihtsalt nüüd ära kasutada, seda ilmselt Eestimaa pinnal on natuke raske teha, et selleks võiks ikkagi välismaale vaadata küll, jah. Nii et Katariina, kui sa seda kuulad, et siis hakka juba kohvreid pakkima. Ja Marti on ju agendina ka vaba. Jah. Siis ta on veel küsinud siis Georg Sonne, kas sidemängija tööd võib võrrelda klienditeenindaja ametiga? Ma reaalselt olen vist seda hooaja sees rohkem kui 5 korda naljaga pooleks isegi lausa öelnud, et ma olen klienditeenindaja, ma pean kogu aeg naeratama, ma pean ütlema tere, head aega, aitäh, ilusat päeva ja nagu nii, et kõigil oleks hea olla, sest et aga kas see on nüüd nagu natuke naiste võrkpalli, ütleme, eripära, et meestes on ju ka, ütleme, sellist tüüpi sidemängijad, kes ikkagi nõuavad ja on kurjad ja ütleme... Eks naistes on ka, ma väga tahaks, et ma suudaks nagu sama autoriteetne olla väljakul, kui näiteks Julia Mõnnakmäe. Ega kui oli vaja nõuda või ta oli nagu kapten ikkagi ka, mulle see kapteni roll nagu nii väga ei istu, kui mulle seda isegi keegi pakuks, aga ma olen lihtsalt natuke liiga, nagu ma ütlesin, people pleaser, et ma ei oskaks nagu niimoodi nõuda, aga vahest nagu ikkagi kodus ka nagu arutades perega, siis on olukordi, kus nad ütlevad, et ma võiks ka võib-olla rohkem nõuda ja olla nagu karmim, aga ma kuidagi ma muretsen liiga palju selle pärast, et siis ongi pärast kellelgi on tuju halb või keegi arvab, et ma olengi päriselt nii pahane ta peale ja siis sellest tuleb aru saada, et kõik, mis on väljakul, jääb väljakule. No nii on, aga tegelikult ei ole. Aga natukene nagu vist see päris nii ei ole ka ikkagi tihtipeale, et Martin, sa vist ikka ei ole see veel naiste võrkpalli ekspert, et siin on nüansid. Mul on veel minna. Aga veel üks küsimus siis temalt Georgilt, et selgita paari näitabil, milles seisneb sponsorlus naiste spordis selles mõttes, et palka ei maksta? No ütleme nii, et seda enam, et me mingisugust otsest nagu palka ei saa, siis igasugunegi heas mõttes nänn, mis me nagu saame, on selles mõttes vau-efektiga, et me oleme nagu nii tänulikud, et keegi meile lihtsalt niisama midagi annab. Et kas või see sama, et meil on nagu nimi sponsoriks Magda Beauty, siis me saime hooaja alguses saime kõik kotikese igasuguste näopesu asjade ja kõik oma igast hooldustooteid asju, et selles mõttes ja need asjad ju maksavad poes küllaltki palju, et see ei ole nii, et ma lihtsalt lähen poodi, ostan 200 eurost omale nüüd hooldusvahendeid, mis on enam-vähem see, mis me nagu sealt kotikestest saame. Ja neid ikka nagu kulub ju marjaks ära ja sa kasutad neid ja Korni samamoodi, kes meile poole hooaja pealt liitus, nende jaoks tühine asi meile mingisugunegi terve autopagasniku täis laadida batoone, mida meie saame nagu süüa enne pärast trenni mängu ajal laiali jagada, mis iganes. Nende jaoks täiesti olematu kulu, nende jaoks kergelt öeldes neid nagu väga ei huvita, mis me sellega teeme. Et nende jaoks lihtsalt promomisviis. Meie jaoks jälle nagu mega tänu lihtsalt siuke tunne, et ei jõua nagu ära tänada, et sellistest väikestest asjadest nagu on meile tegelikult suur rõõm ja kuskilt peab ju alustama, et kohe ei saagi palka nõuda, et natukene sponsoritelt midagi ja siis järjest niimoodi kasvada loodetavasti. Eks ma võin natuke aidata ka selle küsimusega, et sponsorite raha kindlasti läheb väga palju bussisõidud, saalid, kohtunikud, kõik sellised asjad ka veel. Kulude katted. Just. Mainisid oma elukaaslast, et kas tema on spordiinimene ja kas mõistab, ütleme seda, sinu spordiambitsioone? Jaa, ma ütleks isegi, et võib-olla see põhjus, miks ma nüüd temaga tutvudes kohe nii ma ei saa nüüd kohe, et ma nüüd kohe täiesti ülepeakaela armunud olin, aga mis nüüd võib-olla võlus, siis oli see, et ta sai nagu suurepäraselt aru, mida ma läbi elan. Aga samas ta ei ole võrkpallur, et ta on kergejõustiklane, aga kuna ta Audenteses õppis, siis tal oli klassis küllaltki palju võrkpallureid ja ta on nendega ka saab väga hästi läbi siiamaani, et ta nagu teab sellest võrkpallimaailmast täpselt nii palju, et me saame nagu kõigest rääkida, aga päris nii ka ei ole, et
et nüüd tema ka võrkpalli ainult mängiks, et lihtsalt sihuke väga sportlik perekond oleme nüüd kahekesi. Panin tähele, et naiste finaali järel naisi kasteti šampusega. Šampanjaga. Et seda pole... Meir ütle šampus. Seda pole... Ma saan kodus muidu pahandada naise käest. Šampanja. Šampanja. Just. See oli, ma arvan, et vahuvein lihtsalt. No, või see. Aga et seda nagu pole ammu näha olnud, et ma saan aru, et tegelikult see enamus saalides on ära keelatud. Et kas tuli pahandus ka sellest? Mina nüüd, ma ei tea, mina isiklikult pahandada ei saanud, et mind üle kasteti, aga ma tean, et Mari-Li Lassi isa on viimased, eelmine hooaeg samamoodi kastis meid šampanjaga üle, kui me võitsime. Et selles mõttes, eks need areenimeistrid ei ole tegelikult väga, väga õnnelikud ja nad ikka pahandavad, aga no mis sa teed, me võitsime just Eesti meistritiitli, natukene peab ikka tähistama ja natuke peab niimoodi tegema ka, et teil raske oleks järgmine päev, et äkki see vabandab välja, nad tegelikult ikkagi ei ole pahased meie peale, et ma aeg-ajalt niimoodi korra hooaja jooksul teeme. Ja küll ta puhtaks saab. Minu arust ka selline äge traditsioon, et kahju, et see ära kadus, aga kuidas mängija vaates on, et kas sel hetkel on see tore, kui see sellise magusa kleepuva lögaga kokku kastetakse? Tahaks öelda, et see käib asja juurde, et siis sa pärast lähed kallistad oma lähedasi ja siis haised nagu siuke normaalne alkoholilembeline pomps ja et ega see nüüd ääretult meeldiv tunne ei ole, aga jällegi selles on nagu siuke oma võlu, kui sa ikkagi võidad ja tähistad ja oled nii juba üdini rõõmus, siis see vesi või šampanja, millega iganes sind üle kallatakse, on ikka nagu omamoodi. Lahe on pärast nagu järgi vaadata videode pealt selliseid hetki. Nii, Martin, kas me küsime veel midagi või... Teeme viimase küsimuse, mul on viimane küsimus naiste võrkpalli kohta. Olgu hea ja tugev. On. Et see dramaatiline värk ikkagi, et kui palju siis hooaja jooksul naiste võistkondades neid pisaraid ikkagi on? Ma ei tea, kui palju on nüüd kuulata jaoks vähe või palju, aga no päris nii ei ole, et trenn natukene ebaõnnestub ja nüüd meil võib-olla võistkonnas ei olnudki niivõrd palju, sest ei olnud pisaraid, pigem oli sellist tujutsemist ja sellist lihtsalt nagu äravajumist, et kui muidu oled hästi, hästi tore ja rõõmus, siis mingi trenn nagu lihtsalt ainult pööritad silmi ja et sellist asja oli võib-olla pigem isegi rohkem. Aga no ma ei saa nüüd öelda, et see naiste võrkpallis on normaalne, et sa trennis silmi pööritad ja pahuras tujus oled, aga selliseid hetki tuli ikka ette jah, et eks hooaeg on pikk ja pingeline ja selles mõttes ikka raske kooli või töö kõrvalt sinna jälle tulla ja siis võib-olla läkski tööl midagi halvasti või kodus või kus iganes ja siis sa tuled sinna ja siis kõik nagu küsivad ja nokivad ka, et miks sa nüüd siis nagu mingi pahur oled ja treener veel pärast trenni ütleb ka, et kuule, et mis sul täna nagu oli ja et siis pead nagu veel jälle ennast selgitama ja põhjendama, et vahepeal tahaks nagu lihtsalt olla, aga trenni minemata ka ei saa jätta, et on kuidas on keeruline ja kuna sellest nagu vahe on selles, et kui sa kuskil välismaal oled ja sa selle eest nagu päriselt palka saad, siis see on nagu teine asi, see ongi nagu su töö, nagu ametlik värk, et sul pole aega seal võib-olla nii palju tujutseda, et asi on ametlikum, aga siin on siuke tuled vabast tahtest, enam-vähem teed, kõigil on küll ühine eesmärk, aga ikkagi siuksed tujud ja tunded tulevad vahele paratamatult. Jah, et küsida oleks ju Karoliinat veel väga palju, aga tõenäoliselt see ei ole veel viimane kord, kui ta meil siin saates on, kui meile saatel elupäevi antakse, et peame et tõmbama joone alla. Ma arvan, et rubriigist meediasoovitus me lendame see linnulennult üle, ütleme, et palju oli. Oli palju, oli Delfis, oli tore viktoriin hooaja kohta. Ja meiegi olime seal sees. Ja kõik saime 10 punkti. Kõik saime 10-10. Ma ei tea, Karoliina... Mina sain ka 10-10. No issand jumal, meil on siuke tase siin saates täna. Ja siis oli Postimehes jäi silma, oli eksperiment, kus ajakirjanik käis Tartu mängijatega mängimas, harjutamas. Aga mul on tugev kahtlus, et see ajakirjanik oli enne võrkpalli mänginud. Et see ei olnud nüüd selline, et ta esimest korda seda palli nägi. Et, ja lugus oli palju. Karoliinast oli üks lugu. Aga oleks võinud olla rohkem lugusid ja pikemalt. Ja Karli Allikust oli siis Maarel Gregor, kes alati ärkab enne meie saadet.
täpselt nii. võtab jalad kõhu alt välja. Oli hea intervjuu oli Rikbergiga, mitu tükki neid oli. Et ühesõnaga materjali oli, töötage läbi ja lugejakirju me tõesti täna ei jõua võtta. Tõesti, me ei jõua võtta. Seos sellega vist me ei saa ka midagi auhinda väga välja. Ei, tead, mis teeme või? Lükkame edasi. Jaa, lükkame edasi, aga kuna Karoliina ütles, et jube hea on nänni saada, siis Coolbeti poolt anname pleedi sulle. Vah! Wow. No võt, tasus tulla, enne. Oh yeah. Ja siis lõpetame saate ära. Täname kuulamast. Täname tulemast Karoliinat. Loodame, et Marti, kes lahkus, et kõik on hästi ja siis, kui me oleme uuesti eetris, siis vaatame, milliste uudistega lagedale tuleme. Jaa, tšau! Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.